Thank you guys so much for tuning in for another episode of Just Call Me Bridget podcast. I really do hope that you like this podcast, and if you do, please subscribe to the channel, and also if you would like a bit of more information, please join my Patreon because it really supports to help the podcast grow, and I really only want to bring the best guests out for you. I hope you enjoy another episode, and I hope that I do give you some new knowledge that you didn't know before and it was helpful. This is all why I do this. I started this podcast just to help all the visa holders out in Australia because I didn't have enough information when I started, and I really want to make this experience a lot better for you than it was for me, that you can just come to this podcast and you'll get everything you need to know to succeed in Australia. Thank you. Tere tulemast Just Call Me Bridget podcasti juba 15. episoodi ja mul on nii hea meel teile täna tutvustada Kätlin Taurust, kes on 25-aastane. Ta on juba olnud Austraalias pea 3 aastat ja uskuge või mitte, aga neiu on varsti saamas PR-i. Ja Kätlin on Perdi kogukonnas pigem tuntud neiu, kes töötab siin juuksurina ja tema nägu võite näha ka Perdi kohaliku Estvesti kommuuni üritustel köögipooles ka. Ja üliäge. Ma arvan, et tänane episood tuleb mega äge, et üldse kuulda, kuidas on võimalik, et neiu on saamas varsti PR-i ja võib-olla sukeldume täna natukene ka nagu sellesse juuksuri ja iluteenindajate maailma, sest et olgem ausad, neiusid, kes tahavad aussi tulla ja iluteeninduse maailmas töötada, on väga palju. Et ma arvan, et see tuleb väga äge episood, ja kui sina oled keegi, kes on Eestis või oled juba aussis ja sooviksid töötada juuksurina, siis see on just see episood sulle. Ja nii äge, aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Nii äge. Aga alustame siis kohe pihta, et äkki me nagu lämme siis tagasi 3 aastat tagasi Kätlini ellu ja räägi üldse, kuidas sul üldse tuli nagu see plaan tulla aussi ja veidi sinu nagu eelnevast backgroundist ja kui kiirelt sul üldse see nagu protsess siis käis, et ma tulen aussi ja kuna sa siis reaalselt siia kohale jõudsid? See plaan tuli 3 aastat tagasi maikuus. Niimoodi, et mu elukaaslane ütles, et elu on igav, elu on rutiin, teeme midagi muud. Ja siis oligi siuke, et okei, mis me siis teeme? Siis ütles, et Austraaliasse. Siis ma ütlesin, et kindlasti mitte. Iluses ma ei jätta oma vanemaid ega oma sõpru, et ei. See ei ole kindlasti nagu midagi minule. Ja siis põhimõtteliselt ta oli nagu, et okei, et ma teen viisa ära, tuled või tule. Siis ma olin nagu okei. Ja siis tegin põhimõtteliselt ka nagu viisa ära. Vastus tuli ikka 5 minutiga. Ja siis mul oli ikka peas see, et kindlasti nagu, et ei lähe vaata, et see on lihtsalt see, et me teeme viisa ära. Et nagu okei, nagu ma ei lähe vaata. Et sa ei uskunud seda? Ei, nagu ma ei uskunud, ma ei ole nagu, ma olen alati on hästi siuke nagu pereinimene ja nagu rutiinid on minu jaoks hästi tähtsad ja minu jaoks on siuksed nagu, sa tead, et sul on nagu safe koht, vaata, et sul on nagu kodu, sa tead, kus sa tööl käid, sa tead, kus su raha tuleb, nagu kõik siuksed asjad. See oli minu jaoks hästi tähtis. Ja nagu nii-öelda hüpata siuksesse kohta, kus sa ei tea mitte kedagi, riiki, sul ei ole kodugi, tööd, mitte midagi. Et see oli minu jaoks nagu kindel ei. Aga siis mu ema ja isa, kui ma läksin selle plaaniga nende juurde, et kuna ma lähen võib-olla Austraaliasse, siis mu ema ütles mul siukse lause, et sina kindlasti sa ei lähe, et nagu ei, et nagu ma ei usu sinust seda. Ja siis mul tuli see, et oota mida? Ja siis ma olin nagu mingi, et okei, ma pean nagu tõestama, et nagu, et ma lähen vaata. Ja siis nagu tema andiski mulle nii-öelda selle tõuke, et proovida ja lihtsalt minna. Lihtsalt sellepärast, et ta ei uskunud vaata. Ja siis ma olingi nagu, et mul on alati vaja kuidagi tõestada, et ei, et ma saan hakkama vaata, kui keegi nagu ei usu minusse. Siis me põhimõtteliselt ostsime piletid ära novembriks. Me ostsime vist augustis piletid ja siis umbes maikuus tuli see plaan ja siis novembris tulime. Poole aastaga peaaegu siis. Ja, umbes niimoodi jah. Aga terve see aeg oli minu jaoks ikkagi niimoodi, et ma ei tea, et kas ma nagu tahan minna ja nagu kuidagi ma ei olnud selles üldse kindel. Aga kui me siia jõudsime, siis ma ütleks niimoodi, et ikka esimene siuke
kuu oli nagu ikkagi raske, meil ei olnud ju autot, meil ei olnud kodu, meil ei olnud mitte midagi, siis oligi ruttu leida nagu elukoht endale, auto osta, tööd leida, kõike seda, et see esimene kuu oli jah raske, aga me saime hakkama. Nii et nagu Mis te enne nagu Aussi tulekut nagu tegite või kust su mehel üldse tuli see plaan nagu lampi Aussi, et või oligi nagu see tavaline, et öeldakse, et eestlane ikka läheb kas USA-sse raamatuid müüma või tuleb Austraaliasse vaata, et Jaa. või kas sa oskad öelda ka nagu kust see no ma ei oskagi nagu, noh, selles suhtes see tuli niimoodi, et temal oli üks tuttav siin, kes lihtsalt ütles, et Austraalias on hea raha, alati päike ja suvi ja värki, siis me mõtlesime, et okei, et noh, selge. Mul on ka kunagi tädi käinud, oli siis 2 aastat workinguga ja siis ma mäletan, kui me teda saatsime lennujaama, siis oli küll see, et nagu ma nutsin nii hullult, kui me ta ära saatsime ja ma lubasin oma emale, et ma ei tee kunagi sulle niimoodi, et nagu mina läheks vaata ära, nagu mu tädi tegi siis nagu minu vanemale vaata. Aga ma ei tea, see kuidagi ütleme niimoodi, et see ei olnud üldse nagu planeeritud, see lihtsalt nagu tuli ja siis kõik need muud otsused sealt kõrvalt, see lihtsalt kuidagi läks nii lihtsalt sujuvalt? kuidagi läks jah, et nagu ma ei ole kunagi nagu, kõlab väga halvasti, aga ma pole kunagi vaeva näinud selle nimel, nagu jällegi tema otsustas, ma olin nagu nojah, noh, et eks ma siis tulen ka ja lihtsalt tema ostis piletid ja kõik siuksed asjad, et nagu ma kuidagi nagu see kõik on minu jaoks nagu ette taha tehtud, mis nagu ma arvan, et on jällegi tegi minu jaoks selle palju lihtsamaks, sellepärast et ma arvan, et see pinge ja kõik see oleks, me ei olekski lõpuks siia jõudnud lihtsalt sellepärast. Aga jah. A little commercial break from this amazing podcast. I just wanted to shout out Placent Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner, and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO. My hair is always exposed to very dusty environments and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life. And if you want to try out these products as well, please use a discount code which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products and let's grow our hair long together. Kuidas teil see nagu algus üldse läks, et nagu te tulite Perti, olete terve aeg Perdis vist olnud, on ju, et mis need esmased nagu võib-olla, mis erinevaid, ma ei tea, töid sa oled teinud või äkki jagad sellest? No esimene kuu aega oligi siuke, et mõtleme, mis me teeme või kus me teeme. Mina tulin siia teadmisega, et ma ei saa siin juuksurina töötada, lihtsalt sellepärast, et ennem kui ma siia tulin, ma kuulsin lihtsalt infot jällegist, et mul on vaja Austraalia mingisuguseid sertifikaate ja pabereid, et siin nii-öelda kvalifitseeruda. Jällegist ma jäin uskuma, sest mingisugust eeltööd teha, see ei ole mina, nagu ma lihtsalt jalutan sisse, mõtlen, et okei, kui keegi mulle midagi ütleb, siis ma selles mõttes usun, et nagu ma ei tee nagu tavaliselt eeltööd, kuigi nüüd mõtlen, et võib-olla oleks pidanud. Ma tulin siia reaalselt niimoodi, et mul oli 5 aastat siis eelnev kogemus siis nii-öelda kodus elades juuksurina siis ja mulle öeldi, et ma ei saa siin tööd teha, siis ma mõtlesin, et okei, et ma võtan ikkagi kaasa oma käärid, juukselõikusmasina, et siis mingi tuttavatel siis lõigata siin, aga et ma lähen ikkagi mingi kohvikutöö ja midagi siukest. Esialgset nii-öelda farmi plaani ka ei olnud, sest me tulime siia teadmisega, et me oleme ainult 8 kuud, siis lähme koju tagasi, et novembris tuleme ja siis nii-öelda mai lõpus lähme siis tagasi, sest see, ütleme nüüd, et see teadmine aitas mind ka selles mõttes, et see koduigatsus ei olnud vaata nii hull, kuna ma teadsin, et ma lähen kohe tagasi.
Aga jah, esimene kuu oli niimoodi, et ma isegi ei mõelnud selle juuksuritöö peale, mõtlesin, et okei, et noh, las ta siis jääda. Ja siis ma töötasin ühe päeva mingisuguses jäätise kohvikus, kus ma sain aru, et kindlasti mitte, et esiteks mu inglise keel ei ole nagu piisav ja teiseks ma ei tea, lihtsalt see ei olnud minu töö nagu selles mõttes. Ja siis ma nägin, kuna see jäätise kohvik oli nagu kaubanduskeskuses, siis ma nägin, seal oli ühel salongi ukse peal, et otsime nagu juuksurit. Siis ma mõtlesin, et okei, et noh, samas mis mul kaotada on, et nagu ma saadan oma CV ja mis mul nagu kaotada on. Saatsin oma CV, ta vastas mulle äkki mingi reaalselt tunni aja jooksul, ma olin nagu okei. Ja siis ta helistas, küsis mu numbrit, helistas ja ütles, et kas sa saad esmaspäeval nagu tulla. Noh, mina eeldasin intervjuule, aga esmaspäeval, kui ma kohale jõudsin, oligi full tööpäev. Nagu ma läksingi otse tööle juuksurina. Okay. Peale nagu 6 aega siin elamist ja mu inglise keele tase sellel hetkel, see isegi on, ma arvan, tase, see oli rohkem see, et ma ei julgenud. See oli kindlalt selle taga, et noh, ikka nii-öelda see tase on see, mis nii-öelda koolist tuleb või sotsiaalmeediast, aga jah, julguse taha jäi see nagu väga palju. Aga ma läksin sinna tööle, sain hakkama, olin seal 7 kuud ja jah, mult isegi kordagi küsitud reaalselt ühtegi mu lõputunnistust. Mult ei küsitud mul mitte midagi, isegi eelnevaid nii-öelda pilte või asju, et nagu tõesta, et sa oled juuksurina töötanud, mitte midagi. Ja selle hetkel mul oli küll see, et nagu ehk siis põhimõtteliselt ükskõik kes võib see sisse astuda ja nagu juuksuriks hakata, vaata. Et see oli natukene nagu imelik kogemus, aga samas noh, ma sain ikkagi nii-öelda see raha teenida ja alustada siis selle juuksuri teekonnaga Austraalias. Kui kiirelt sa ütleksid, et tuli nagu see inglise keele tase, et noh, kõik ju need nagu väljendid ja noh, nagu erialaga seotud sõnad ja asjad, vaata, et tegelikult see ei ole nagu tavaline inglise keel, vaata, et sa pead ju tegelikult teadma nagu. Ja ma ütleks niimoodi, et see oli suht süke ikkagi nagu vette hüppamine, et nagu ma ei teadnud nagu midagi. Nagu mina olen oma tööd teinud eelnevad 5 aastat soome keeles, kuna elasin Soomes viimased siis ütleme niimoodi 10 aastat enne Austraaliasse kolimist, siis ma õppisin seal, töötasin seal ja mu juuksuri nii-öelda sõnavara ongi tegelikult ainult suht soomekeelne. Nüüd siin töötates on ka eestikeelne ja loomulikult ka ingliskeelne, aga see oli jah suht süke, et ma ei tea, ikkagi mingi layerid ja mingid mis iganes asjad, need on nii nagu spetsiifilised sõnad, mida ma sellel hetkel tõesti, noh, eks ma ikka teadsin sotsiaalmeedias kuulnud, aga nagu kuidagi enda töösse neid võtta, ise kasutada oli nagu natuke süke, et kuidas ma nüüd hääldan neid vaata või nagu siukseid asju. Aga noh, need peab lihtsalt selgeks õppima, et seal ei olnudki mingisugust muud varianti. Et jah. Pigem tuli kiirelt nagu no siis. Ma ütleks, et reaalselt mingi 2 nädalaga ma nagu olin niimoodi, et ma sain aru nagu, mida ma pean ütlema, milliseid sõnu kasutama ja niimoodi. Aga ma siiamaani ütleks, et iga päev kindlasti ma arenen nagu rohkem ja rohkem, et see ei ole nüüd, et 100% on olemas, vaid ikkagi kindlasti mul tuleb nagu inglise keeles rääkides palju vigu sisse, aga nüüd enda salongis töötates kõik mu kliendid on nagu täiesti harjunud sellega, et nad teavad, et mul on aktsent, nad teavad, et vahepeal ma ei räägigi perfektselt, aga nad selles suhtes, kui nad saavad mu pointist aru, siis that's it. Oota, ja siis seal olid 7 kuud, mis siis sealt edasi sai? Sealt edasi sai see, et kas me lähme siis nii-öelda koju tagasi või mis me teeme, kuna meie plaan oligi tulla ainult 8 kuuks. Ja see 8 kuud läks nii ruttu, kui nagu see läks reaalselt nii ruttu. Ja me saime aru, et no kindlasti mitte me ei lähe nagu siit koju tagasi, et ei. Ja noh, meil ei jäänudki muud üle, kui siis nii-öelda minna farmi. Mu elukaaslasel tuli tema töökoht, hakkas siis rääkima sellest sponsorist. Ma ütleks niimoodi, kui ta oli juba 2 nädalat seal töötanud, ehk siis ta läks detsembris tööle ja siis süke jõulude ajal vaeti siis umbes see sponsori teema ülesse. Ja siis ma ütlesin ka, et mis kuradi sponsor, et nagu me lähme ju koju, et noh, see on ju 4 aastaks, vaata, et kuidas me saame nagu, et ei saa niimoodi. Ja siis me unustasime selle teema ära ja siis kui tuligi siis maikuu, siis meil oli see, et okei, me peame minema farmi, et noh, tegema need päevad ära. Farm oli minu jaoks nagu kõige lihtsam töö üldse. Ma tean, et see on nagu kõik on nagu omagaad farmgi vihkan või ma ei tea mida, nii palju erinevaid arvamusi. Minul oli jällegi nagu nii lihtne kogemus. Ma kuidagi tunnen, et kõik terve see teekond ongi minu jaoks olnud lihtsalt nii lihtne. Aga isegi farm jah, oli lihtne. Mis farmi te tegite? Me tegime
porgandifarmis niimoodi, et me olime lihtsalt masinate peal. Meil olid nagu pikad tööpäevad esmaspäevast reedeni, ma ütlen niisugune 12 tundi, aga lihtsalt masinate peal tiksumine, ootamine, sest meil oli nagu harvesteri masin, mis võtab siis porgandid ülesse ja mina sõitsin siis selle trakiga seal kõrval, ehk siis sinna kasti tulid nii-öelda minu porgandid ja siis, kui see sai täis, siis ma lihtsalt viisin nad ära. Põhimõtteliselt ootamist oli suht terve päev. Ja farmis ikkagi veits siuke rohkem nagu casual, lõuna on pool tundi, vahest oli 2 tundi, aga pool tundi läks kirja, nii et jällegist see oli kuidagi väga hea kogemus, mis on samas halb, sest ma tunnen siiamaani, et ma saan nagu farmiga jumala hästi hakkama, et tahaks farmi tagasi minna, sest mu kogemus oli nii hea. Aga kõik nagu tuttavad ja sõbrad, kõik on nagu ma vihkan farmi, sest nad peavad oma kuutekud ja siukseid asju tegema. Ja siis nagu jällegist mul on raske aru saada, et mis mõttes, et sa ei ole rahul oma farmiga, see on ju nagu nii imelihtne, sest nagu mu jällegist kogemus oli nagu nii hea. Jaa, minul on ka ainult positiivsed kogemused olnud, ma tegin farmi 3 aastat peaaegu, vaata. Te tegite siis sisuliselt nagu täpselt selle 3 kuud, mis nagu vaja oli ja siis tulite ära või? Tema küll ja nagu elukaaslane tegi täpselt 3 kuud ära ja siis ta läks tagasi sinna samasse töökohta, kus ta ennem oli, mehaanikuna siis töötab. Ja ta läkski tagasi sinna sellepärast, et nad olid nagu, et ei, et nüüd me teeme selle sponsori ära, et siis nad said aru selle 3 kuu jooksul, et kuna tema ju tuleb Euroopast nii-öelda Euroopa autode kogemustega ja Austraaliastel võib-olla see ei ole nagu see, mida nad nii-öelda teavad, siis nad ütlesidki, et meil ei olegi kedagi, kes nagu teeb seda tööd, nagu sinu tööd vaata, et nagu tule tagasi kohe peale farmi ja hakkame kohe sponsoriga tegelema. Minul isiklikult, mul ei olnud nagu kiiret tagasiline tulemisega, sest mul ei olnud, ma teadsin, et ma sinna salongi enam ei lähe ja mul ei olnudki nagu nii-öelda visiooni, et kus või mida ma teha tahan. Ja seepärast ma olin seal veidi üle 4 kuu lihtsalt, sest mul ei olnud kiiret sellega. Ja siis sa juba läksid lõpuks sinna salongi, kus sa täna nagu töötad, eks ju? Nüüd ma olen seal varsti jah. Aga kus teil tuli siis see pöördepunkt nagu, et muidu sa ikkagi raiust, et ei, me läheme Eesti ära ja mis siis juhtus, hakkas? Ma ei teagi, ma arvan, et kindlasti oli suurem osa sellest, et me kohtusime väga paljude ikka uute inimestega ja nagu väga toredate inimestega, et ma ütleks, et see seltskond üleüldse nagu, seltskonnad on ikkagi nagu, sul ei ole pere vaata nagu siin, siis ongi see, et ikkagi nagu kõik sõbrad, kelle sa siin tekitad endale, nad on nii-öelda see teine pere vaata. Et kuidagi see andis võib-olla rohkem siukse kodutunde ja siis ei olnud seda nii-öelda seda suurt koduigatsust. Et ja jällegi see 7 kuud, 8 kuud läks nii ruttu, et ma tundsingi, et nagu esiteks ma tulin siia Austraaliasse, nagu me kõik tuleme, reisime, kogume raha ja mida iganes. Selleks ajaks ma ei olnud mitte kumbagi nendest teinud ja ma mõtlesin, et ma ei saa ju minna 2 kätt nagu taskus koju tagasi ja pole nagu Western Austraaliast väljagi läinud, et selleks ajaks me olimegi äkki üldse ainult Margaret Riveris käinud, et me ei olnud isegi midagi näinud. Et mul oli nagu, ma arvan, et meil oli siuke tunne, et meil on nagu piinlik koju tagasi minna, sest me pole kuskil käinud ega midagi näinud. Võib-olla sealt oli see, et nagu me peamegi nad kauemaks jääma. Äge, nii äge. Aga lämmegi siis, nagu sa mainisid, nagu, et see nagu teie siis viisateekond, et sisuliselt, et kui kiirelt teil üldse see käis ja kuidas nagu su partner seni võib-olla rahul on ja nagu kogu sellest? No jällegist Working Holiday tuli 5 minutiga, see oli lihtne. Siis oligi see sponsorviisa, kuna ta töötab lihtsalt nii suures firmas, siis nad võtsid selle, et okei, et kas sa tahate, siis me ütlesime, et jah, okei, sobib, et mis meil üle jääb siis. Põhimõtteliselt oligi niimoodi, et meie jällegist ei teinud mitte midagi. See tehti meil ette taha, nemad võtsid viisaagendid, advokaadid ja kõik muud asjad, mis sinna vaja on. Meie pidime saatma ainult enda dokumentidest pildid, me pidime nii-öelda ära tõestama siis oma suhte, ehk saada siis, mina saaksin selle partnerviisa. Selleks jällegist ei olnud, me saatsime mingi, ma arvan, 2 pilti, sest me ei olnud ühtegi pilti isegi koos teinud. Siis me saatsime, kuna me elasime Soomes koos, me saatsime lihtsalt selle nii-öelda üürilepingu, et me oleme olnud sama katuse all ja meil ei olnudki vist nagu nii-öelda suhte tõestamiseks, meil ei olnudki muud vaja, ma olen lihtsalt kuulnud, et paljud peavad saatma mingi ikka megalt pilte ja siukseid asju, et nagu hästi palju tõestama,
aga ma ei tea, kas see oli siis sellepärast, et meil olid nii head agendid võetud või nagu miks, aga nagu see läks nagu kohe läbi ja siis tema see sponsorviisa, see läks ka kohe läbi niimoodi, et viisa me andsime sisse 9. novembril ja 11. novembri hommikul tuli, et meil on viisa kätte saadud. Ehk siis me olime vähem kui aasta aega Austraalias, ennem kui me saime sponsori kätte. Et me tulime, maandusime Austraaliasse 11. november ja siis täpselt aasta aega hiljem 11. november hommikul me saime sponsori. Täiesti hull. Kas sa, no me enne rääkisime nagu, et nagu see on nii crazy, nagu see on nagu, see on ulme, nagu see on nii vähe juhtub seda tegelikult nagu, et mega nagu, sest tavaliselt ja praegult on see sponsori nagu ooteaeg on ka tegelikult nagu peaaegu aasta aega, kus sa pead seda nagu ootama ja mellama, vaata, et vau, nagu mega, ma arvan, et kui meil on Eestis kuulajad, siis te nagu ei kujuta ette, kui nagu palju probleeme viisade tegelikult tekitab. No nagu ma sulle ka rääkisin, et minu arust see meie teekond oli nagu normaalne ja ma mõtlesin, et see ongi kõikidele selline vaata, siuke normaalne, sest ma ei ole nagu teistega kokku puutunud niimoodi, kes oleks pidanud nagu struggle ima oma viisadega. Ja siis ma arvasin, et noh, see ongi kõigil niimoodi. Aga nüüd, kuna mul on nii palju Eesti kliente, siis kõik need story'd, mida ma olen kuulnud, ma olen nagu, okei, me vist saime tõesti kuidagi väga lihtsalt. Et jällegi see viisa asi ju tehti meie ees kõik ära. Tema töökoht maksis nagu kõik kinni, nagu me pidime ka ainult siis nii-öelda minu selle partnerviisa maksma, mis oli siis 3000, 4 aastaks, et see ei olnud nagu midagi, vaata. Aga temal, kõik need agendid ja kõik advokaadid, kõik asjad läksid ikka, ütleme sinna 20 000. Et ei pidanud nagu midagi sellest maksma, et juba sellepärast nagu meil läks kindlasti väga hästi. Aga jällegist ma arvasin, et see on normaalne, et kõikidel makstakse kinni, vaata. Aga nüüd ma jällegist tean rohkem, kui ma ennem teadsin. Ja sisuliselt see oli nagu tänu sellele, et sul oli mehel siis nagu Eestist kas kutseharidus või? Jaa, ütleme niimoodi, et tal ei ole isegi nii-öelda mehaanikapabereid, aga ta on töötanud jällegist sellel alal, ma ei tea, nüüd viimased 5 aastat. Siis lihtsalt seal oli vaja nii-öelda 3 aastat eelnevat kogemust ja kuna tal oli see olemas, siis lihtsalt läbi selle me saimegi. Ja et kuna ta on nüüdseks siis töötanud, ma isegi ei tea, üle 6 aasta kindlalt selle alal. Ja kuna tal ongi nii-öelda Euroopa kogemus, siis see lihtsalt mängis nii palju rolli nagu siis sellel firmal, et nad lihtsalt tahtsidki selle kogemuse pärast teda juba. Nii äge nagu wow, ja sisuliselt 2 aasta pärast saate siis minna. No tegelikult tehniliselt me peaksime nüüd selle aasta novembris, kuna ta töökoht nii-öelda siis peaks meid nomineerima siis sellele ja nagu nad on öelnud, et jah, nad nomineerivad. Tehniliselt nad võivad viivitada kuni siis meie sponsori lõpuni, aga nad on öelnud, et jah, et meil ei ole nagu nii-öelda põhjust viivitada sellega. Et just ennem seda, kui me saime sponsorile, siis muutusidki need seadused. Ennem oli seda, et sa pidid 4 aastat ootama ja nüüd on siis 2 aasta pealt peaks saama. Ülihea ja jällegi ma ei tea neid fakte, sest ma ei tee kunagi oma kodutööd, aga nii palju kui ma kuulnud olen ja tema jällegi seda firma on rääkinud, et siis selle aasta lõpus peaksime nii-öelda saama seda taotleda. Nii äge ja jälle ülihea kogemus, sest nagu neid eestlasi, kes siin on ju sponsori peal ja siis tööandjad hakkavad lihtsalt nagu jamama vaata, et ei, et ma tean, et sa umbes lähed ära kohe, kui ma sulle ära teen ja siis nagu viivitavad, et jälle ülihea tööandja nagu selles suhtes on ju. No ma arvan ka, et sellepärast, et kuna see on nii suur firma ja nad on ennem nagu nad on hästi palju inimesi sponsoreerinud, kõigile nagu PR-id selles suhtes nagu välja mänginud, et nagu me ei ole nii-öelda esimesed, vaata. Ja ma arvan, et kindlasti on ka nagu see, et kui me tahame siia kinnisvara osta nagu selles mõttes kõiki neid asju teha, siis mida kiiremini me selle PR-i saame, siis seda parem on nagu meile. Jah, üliäge, nii äge. Aga lähme võib-olla siis sinu enda juuksuriameti juurde on ju, et kuidas see nagu protsess sul üldse on olnud ja nagu tahakski nagu täiega deep dive'ida sinna, et nagu täiega et sa ise oled palgatöölisena enda salongis, eks ju, aga äkki oskad nagu tuua, et kui keegi on nagu Eestis, kes tahab siia juuksurina tulla, kas siis see, mis sa ise enne kuulsid, nagu, kas see ongi siis täielik valeväide või kuidas siis olema peab? No jällegist ma ei tea, ma olen nüüd kuulnud paari nagu erinevat sükest juttu, et jah, sa pead tegema mingisuguse Austraalia mingi sertifikaadi,
et siin lihtsalt kvalifitseeruda lihtsalt kuidagit moodi. Aga minul oligi lihtsalt see, et kuna see esimene töökoht ei küsinud mitte midagi ja läbi selle mul oli teist töökohta nii palju lihtsam saada, kuna mul oli juba eelneva Austraalia juuksuri kogemus olemas, et võib-olla nagu läbi selle siis mul oli lihtsam jällegist. Aga no ma ütlen niimoodi, et mul siiamaani on mul küsitud ainult lihtsalt kutsetunnistust ja vist oligi kõik nagu nüüd selles minu hetkesel töökohal. Ja jah, ega seal, ma ei tea, see ei olnudki nagu, jällegi see ei olnud raske kuidagi, et see tuli väga lihtsalt. Aga ma leidsin selle töökoha Siigi kaudu. See oli vist ainuke töökoht ka, kuhu ma üldse kandideerisin, sellepärast et see oli poole kohaga nii-öelda, et see oli ainult 4 päeva nagu nädalas avatud, et mul on nii-öelda ikkagi nagu long weekend ja siuksed asjad. See oligi nagu reaalselt põhjus, miks ma olin nagu, et okei, ma tahan seda töökohta. Ja tegelikult sa ei ole ju pelgalt ainult nagu toolihoidja juuksuris, vaid sa oled ju manager seal, eks ju. Kuidas see? No see oli kuidagi väga ootamatu. Kuidagi, ma ei tea, me käisime eelmine aasta, ma olen seal salongis nüüd olnud kohe varsti 2 aastat. Eelmine aasta siis augustis ma läksin kuuks ajaks tagasi koju reisile. Ja kui ma tulin tagasi, siis salongi omanik oli lihtsalt, et kuule, et mul oli nagu suht raske ilma sinuta, et lihtsalt see, et kuidas sa nagu hoiad tiimi koos, et sa oled nagu see team player ja nagu, et kuidagi see oli lihtsalt nagu ma tundsin, et ma vajan seda, et ma tahaksin sulle nii-öelda pakkuda siis salongi manageri kohta, millega siis loomulikult kaasnevad ka muud kohustused ja siuksed asjad. Ja siis ma lihtsalt nagu see oli hästi-hästi ootamatu, sellepärast et meil ei ole väga suur tiim. Selleks hetkeks meid oli 4, no siis koos omanikuga. Ja siis oligi see, et ma isegi nagu ei tundnud, et meil oleks nii-öelda vaja nii-öelda manageri, et noh, meil on kuna nii väike tiim, et omanik siis nii-öelda haldab kõik selle, aga tema jällegi tundis, et ta ei soovi seda enam nii-öelda enda õlul hoida ja ta tahab selle nagu edasi anda. Ja loomulikult, kuna sellega kaasnes jällegi palgakõrgendus, siis ega ma ei hakanud ütlema. Aga kuidas see nagu positsioon sulle, kuidas sa tunned nagu? No ütleme niimoodi, et mul nüüd see maikuu, mis just oli, ma arvan kõige raskem kuu üldse, sellepärast et omanik otsustas, et tema läheb kuuks ajaks puhkusele Inglismaale, nii et ta lahkus üleüldse riigist ja jättis siis minu kätte võtmed, business kaardi, kõik asjad ja ütles, et sa saad hakkama. Ja ma olin lihtsalt nagu, nojah, et ega mul muud varianti ei jää üle. Et see oli nagu väga, väga hea kogemus sellest 100%, ma ei ole kunagi nii-öelda tiimi hallanud, nüüd mul oli rohkem inimesi, kelle eest ma pidin vastutama. Loomulikult kõik kliendid, kõik tellimused, kõik nii-öelda kohtumised siis erinevate brändidega, kellega me koostööd teeme, kõik siuksed asjad. Et see oligi kõik minu õlul, kõik palkade maksmised, tundide tegemised, kõik asjad. Et nagu see oli jah, väga palju kohustust, aga samas see oli nagu väga suur õppimiskoht. Ja isiklikult ma jäin väga nagu rahule sellega, ma sain väga hästi hakkama, ma sain kindlasti kiidusõnu, et minuga nii-öelda jäädi ka rahule, et ma ei olnud väga karm, aga samas ma olin täpselt siukene, et nagu nii-öelda siis manager olema peab, et ei olnud nagu võib-olla liiga leebe ka inimestega. Aga selles mõttes see ei ole nagu jällegi, kuna meil on väike tiim, siis seda on lihtne on nii-öelda nagu rääkida, lihtne on nagu tiimi hallata, aga noh, ikkagi vahepeal tulevad mingisugused probleemid siis just nii-öelda teiste töölistega või kuidas inimesed teevad asju, siis tulebki lihtsalt nagu läheneda nii-öelda inimese kohaselt, kuna iga inimene võtab informatsiooni natukene erinevalt vastu, siis kuna minul on alati olnud see, jällegi Soomes töötates oli võib-olla see, et ma ei tea, rusikaga laua peale, et nüüd on niimoodi asjad. Ja see oli see, kuidas siis minule toodi nii-öelda infot või asju kohale, kas või kriitikat või asju, siis ma tundsin, et kuna minul olid sellest nii suured traumad kunagi, et ma ei taha kindlasti olla see, kes läheb karjuma või rusikaga lööma, et ikkagi mingil määral pehmelt oma alluvatega rääkida, aga samas niimoodi, et info jooks kohale. Et see oli kindlasti minu jaoks väga uus asi. Austraalias jah, saab rohkem selle jaa, 100%. meega rohkem nagu läbi, et neil on vaja, ma ise olen ka samamoodi õppinud nagu,
et see, nagu sa ütlesidki, juhtimisstiil on niivõrd erinev On, ja väga. Eestis tuled samamoodi, et minu jaoks enda jaoks oli ka nagu kogu aeg mingi, ja et sa ei saa nendega nagu seda Eesti stiili üldse teha, vaata, ja, et sest nad muidu sa nagu oled liiga karm. täiesti close ivad ära Jaa. sind, vaata, et on küll. Aga sina oled väga tuntud nimi läbi käima ka meie Verdi kuulsa influka story'des, siis ehk siis Kaisa on sulle palju promo teinud ja nii, et kuidas sa ütleksid siis, et mis nagu, et noh, okei, et sina, kuna sa ise nagu otseselt nagu noh, otseselt kasu ei saa, kui palju sul kliente on või ei ole, on ju, aga aga väga palju eestlasi on ju siin nagu puhtalt pelgalt ainult noh, kas rendivad tooli ja ainult nagu peavadki ise kliente sisse tooma, on ju. Et mis nagu müügistrateegiad ja turundusstrateegiad sa ise ütleksid nagu, et algajad juuksurid võiksid või peaksid kasutama, kui nad tulevad Berti, mis kõige paremini nagu toimib? No ma arvangi, et jällegist need renditoolid on hästi siuksed, noh, et väga paljud teevad nagu niimoodi tööd, et ka siis ongi, noh, rendidki, ma ei tea, osa salongist või rendid tooli, sellepärast, et jällegist sa teed nii palju tööd, kui sa tahad ja nagu raha läheb sul nii-öelda enda taskusse. Et noh, minul oligi rohkem see, et kuna ma siiamaani teen kellelegi teisele nii-öelda seda tööd, et mina saan ikkagi tunnipalka selles mõttes, et mul ei ole nagu vahet, kui palju mu kliente on ja esimene aasta ma isegi keskendunud sellele, et enda nii-öelda kliente kuidagi nagu saada väljaspoolt siis nagu salongi. Sellepärast, et kui ma seal salongis alustasin, siis oligi omanik ja olin mina, me olime kahekesi, siuke, ma ütleks 8 kuud, kahekesi tegime. Ja kui ma selle salongi läksin, siis ma ütlesin esimese asjana ka, et noh, mul ei ole klientuuri, mida kaasa võtta, sellepärast, et ma tulen ikkagi nagu välismaalt. Siis ta oli nagu mingi ei, et see pole üldse probleem, et minul on lihtsalt nii palju kliente, et ma soovingi, et sa võtaksid lihtsalt pool minu tööd endale. Ja ma olin nagu, et okei, kui see sobib, siis loomulikult. Ja mul oligi, noh, esimene aasta siis oligi rohkem see, et ma arendasin oma inglise keelt, arendasingi ennast, lihtsalt ma käisin ka väga palju koolitusi nii-öelda, just nagu Austraalia koolitusi, et kuidas siis siin on ikkagi noh, natukene teistmoodi kõik need asjad, et ongi just juuksetüübid ja kõik siuksed asjad nagu on erinevad, et kuidas nii-öelda selles ka osav olla. Ma ütleks niimoodi, et ongi, kui sa soovid nii-öelda Eesti klientuuri või siis Euroopa klientuuri saada, siis noh, tänapäeval on ikkagi Instagram on väga selles suhtes mõjuvõimas. Mul on ka selles suhtes nii-öelda töö Instagram, mida ma pean kasutama suhteliselt tihti ikkagi klientidele vastama, aga ma pean olema ka seal aktiivne, lihtsalt sellepärast, et mitte nii-öelda ära kaduda ja ma ei tea, mingi kord aastas potsitada, et siis noh, läbi selle klient on võib-olla natuke raskem saada, aga ma arvan, et kindlasti Instagram kasutadagi lihtsalt, ma ei tea, neid hashtag'e, ma ei tea, eestlane Berdis või juuksur Berdis või mingid siuksed asjad, et ma ei tea isegi mille järgi nii-öelda Eesti tüdrukud siis Austraalias üldse otsivad endale juuksurit, kas nad kasutavad, ma ei tea, mingi hashtag'e või ma isegi... Ilmselt see eestlase Bert Grupp või no midagi, ja seda kindlalt või siis ongi see, et kui sul on mingisugune siuke nii-öelda noh, kõrgem isik, keda sa siis jälgid, ma ei tea, Instagramis või kus iganes jälgitakse tänapäeval, siis et noh, jällegist väga paljud inimesed usaldavad siis enda influenceri soovitusi, et mul on kindlasti väga palju toonud sisse kliente ongi Kaisa, lihtsalt tänu sellele, et noh, et ta on jäänud rahule, siis tema, kuna ta on siuke story meister, siis ta lihtsalt storytab nii palju, mis on nagu mega hea, sellepärast et ma tunnen ka, et iga kord, kui ta teeb oma story'si, siis see on hästi siuke siiras, et sa nagu see ei ole nagu see, et nagu umbes makstud vaata, et nagu ta peab tegema neid asju, et see ei ole kunagi see olnud, et see ongi nagu siuke siiras ja võib-olla nagu inimesed jäävadki noh, selles mõttes nagu pigem nagu usaldavadki teda nagu läbi selle ja läbi selle olengi lihtsalt mina nii-öelda enda klientuuri kasvatanud, aga ma ei oskagi nagu muid niimoodi nippe öelda, et mul on see jällegist, see Kaisaga koostöö tuli ka kuidagi nagu väga lihtsalt. Mu sõbranna ütles, et kas sa oled Kaisa stories'id näinud, et tal on juustega noh, probleeme ja asju, et tal oleks nagu nii-öelda abi vaja, et ta ei ole siin tal juuksurit leidnud. Ja siis ma mõtlesin ka selle hetkel, et noh, et okei, et kui ma võtan nii-öelda selle teekonna ette, et ma kirjutan talle, võtan temaga ühendust, siis mis sellega kaasneb nii-öelda minu jaoks. Et minu jaoks kaasnebki nii-öelda see stress,
Noh, ehk siis ka selles mõttes, et teha ka tema juukseid, et kas ta jääb rahule ja kõik siuksed asjad. Ja loomulikult see, et kui see kõik läheb hästi, siis sealt tuleb ju minu ajaks lihtsalt lisatööd, et kuna jällegist ma saan tunnipalka, siis kas mul on päevas, ma ei tea, 10 klienti, mul on 1 klient, ma saan ikka nii-öelda oma rahad kätte, et nagu mul ei ole vahet, siis oligi lihtsalt see, et kas ma nagu tahan nii-öelda seda lisakoormust endale võtta peale selle, mis mul siis nagu hetkel ka oli, kuna olidki kõik need manager'i kohustused ka. Aga siis ma otsustasin, et jah, nagu selles suhtes, et see on ainuõige otsus, vastus teha see samm ja siis ma kirjutasin talle ja niimoodi see alguse sai ja siiamaani selles suhtes nüüd ta läks pikale puhkusele Eesti, noh 2-3 kuuks ja kui ta tuleb tagasi, siis kindlasti jätkame selles suhtes, et nii kaua kui tema on rahul ja mina olen rahul, siis ma arvan, et nii kaua kuni ta siin Austraalias on, siis meie koostöö ikkagi jätkub. Väga äge. Sa juba mainisid ka, et nagu juuksetüüpide ja kogu see erinevused, mis on võib-olla sellised põhierinevused, millega võib-olla siis Eesti juuksur või iluteenindaja peaks arvestama võib-olla, et nagu ette valmistada nagu, et mis on nagu need, mis ette võivad olla? No ütleme niimoodi, et ikkagi Eesti juuksed on loomu poolest ikkagi väga nii-öelda, no mitte nüüd hõredad, aga ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, ikkagi siuke finer hair. Ja jällegi siin Austraalias on võib-olla rohkem klientuuri, ma ei tea, siukse Aasia tüüpi, India tüüpi nii-öelda siukestele juustele, et see juuksekarv on iseenesest nagu paksem, tugevam ja tumedam kindlasti, et lihtsalt ütleme niimoodi, et nii-öelda värvimistehnikad, kuidas värvida, millega värvida, mis tugevused ja kõik siuksed asjad on natukene erinevad, aga ütleme niimoodi, et kui sul on ikkagi nagu hea põhi all, et sa tead nii-öelda enda tooteid, millega sa värvid ja kuidas nii-öelda millal mida kasutada. Kui sa tead sellised asju, siis ma ei usu nüüd, et see seal ei ole midagi rasket, lihtsalt võib-olla ongi esimesed kliendid on siuksed, et et ma ei ole nagu siukse juuksetüübi kunagi kokku puutunud, ma tean tehniliselt, kuidas see käib ja mida ma pean kasutama, aga lihtsalt ongi see, et nüüd ma pean lihtsalt tooma selle nagu praktikasse ja nagu proovima. Ja siis selle pealt tegelikult sa õpid ka, et nagu seal ei saa otseselt midagi valesti minna, kui sa tead, mida sa kasutad. Lihtsalt ongi see, et sa lihtsalt ise ka näed, et okei, et kui ma näiteks Skandinaavia juuksetüübil kasutaksin sellise tugevusega vesinikku ja blondeerijat, siis mul tuleb selline lõpptulemus, aga kui ma kasutan Aasia juustel seda sama, mis siis tuleb, et see lõpptulemus ei ole kohe kindlasti mitte sama, aga see ongi see, et sa pead sellest aru saama, ennem kui sa alustad ja lihtsalt sa õpidki selle käigus, et okei, ma järgmine kord tean, et ma pean näiteks, ma ei tea, kas vesinikku tõstma või näiteks kui klient ongi tumeda peaga, küsib sult, et kuule, ma tahaks blondi lõpptulemust ühe korraga, siis sa saad talle öelda, et kuule, et see ei ole nagu kindlasti mitte võimalik. Eesti juustel jällegi see on võimalik, kui juuksed on värvimata, et kui need on nagu naturaalsed juuksed, siis me saame siin platinum blondiks ka ühe korraga, lihtsalt sellepärast, et kuna see põhi on nii palju heledam, aga nendel on lihtsalt nii tume, isegi ongi, kui juuksed on värvitud, siis on kohe kindel ei, aga kui ongi naturaalne põhi, siis ma ütleks niimoodi, et vastus oleks ikkagi ei, kui need on nii-öelda Aasia juuksetüüp, lihtsalt sellepärast, et see juuksetüüp on lihtsalt teistsugune. Saaks päevaga, aga lihtsalt meil oleks vaja topelttunde selle jaoks. Kas sa mäletad ka enda esimest, nagu me teame, siis Austraalia meestel on hästi tuntud juuksestiil mullet siin. Kas sa mäletad enda esimest mulleti lõikust? Mäletan, reaalselt mäletan ja see oli sellel ajal ma mõtlesin, et see on kõige hullem asi üldse, mida ma elus teen, sest mullet üleüldse nagu juuksestiilina ei ole kunagi mind nii-öelda kõnetanud, et see ei ole nagu siuke, nüüd ma olen sellega rohkem ära harjunud, aga sellel hetkel mul oli küll nagu, et kes see nagu vabatahtlikult üldse siukse soengu endal teeb, et aga ma mäletan, see oligi mu esimeses salongis, ma ütlesin nendele, et ma oskan kõike teha peale mulleti, see oligi ainuke asi, mis ma ütlesin nendele, et Soomes ma ei olnud mitte ühtegi mulletit mitte kunagi lõiganud ja ma tegin ka, ütleme nüüd põhiliselt, ma tegin ikkagi naiskliente ja kui ma sinna mõned meeskliendid eksisid, siis nad ikkagi ei küsinud mulletit kunagi. Siis nad salongis olid nagu et okei, et sa ei tee mulletit, super, ma ei pane sulle ühtegi mulletit. Nad mäletasid seda fakti täpselt 2 päeva ja 3. päeval mul istus meesklient, kes soovis mulletit ja ma olin reaalselt, ma olingi lihtsalt, et nagu mida ma teen. Nagu mida ma päris teen, nagu, et kus kohast nagu ma tean nagu seda soengu selles mõttes seda kuju, kuidas see nagu on,
aga minu jaoks oligi see, et kus kohast ma nagu nii-öelda alustan, et noh, ma ei olegi nagu seda kunagi lõiganud. Ja siis ma mõtlesin, et mis mul muud üle jääb, ma küsin kliendi käest, et kuidas ma lõikan mulletit. Ja oligi, ma küsisin selle kliendi käest, kuna mulletitel on ka mitu erinevat nagu viisi, kuidas sa tahad, kas ta on nagu hajutatud versioon või ta ongi lihtsalt, et sul on nagu full kõike näha. Ja ma läksingi ja küsisingi, et kuidas me teeme nagu küljed pealt, tagant, lihtsalt step by step ja tema põhimõtteliselt seletaski mulle ära, kuidas mulletit lõigatakse. Ja ma ütlesingi talle ausalt, et jah, ma olen nagu selles suhtes, mul on juuksuri nagu taust on nagu kogemust on, aga ma ei ole seda mitte kunagi teinud. Et ma olen nagu Soomest, meil ei ole mulletit nagu ei, et meil on, ma ei tea, karumüts peas, sest õues on külm, et nagu meil ei ole sellist asja, vaata. Ja siis ta oli nagu mingi, that's fine, et oli ülimõistev nagu selles mõttes, et nagu see oli kindlasti väga hea klient, nii-öelda selliseks esimeseks kliendiks. Aga jah, selles suhtes ma mäletan seda küll, kuidas mu käsi ikkagi värises. Ta jäi lõpuks rahule. Jah, ma lõikasin seda mulletit mingi siuke 45 minutit kindlalt, sest ikkagi ma mingi viimistlesin ja tahtsin, et oleks nagu perfektne ja jällegi, kuna see oli mu esimene ka, siis natuke raske oli nii-öelda alustada sellega. Mis sa ütleksid, mis nagu võib-olla palga erinevused on, et nagu sa ütlesid, et sa tegelikult Eestis ei olegi töötanud, et sa olid Soomes ja et teatavasti Soomes on juba ilmselt Eesti palgaga juuksuri palk on kõrgem, eks ju? Jah, ma isegi ei tea, mis see Eesti nii-öelda juuksuri palk on. Ma tean, et nii-öelda tunnipalkadest siis, kui me räägime, et loomulikult, kui sa töötad ise endale, enda nii-öelda nime alt, siis su palk on see, mis iganes endale maksad. No Soomes juuksuri palk, see läheb kuidagi nagu aastate kogemuse pealt, et minu meelest see kogemus nii-öelda lõpeb 6 aasta pealt, et see ongi su nii-öelda maksimumpalk, mis sa saad, ehk siis kui sa oled 20 aastat teinud, siis ikkagi see on sinu maksimumpalk. Mina sellel ajal, jällegi, kuna ma kasvasin, siis lõpupalk mul oli äkki 12,5 eurot nagu brutona. Nii et see oli siuke nagu enam-vähem selles suhtes ma sain hakkama, see ei ole midagi nagu mega suurt, aga nagu see ei ole nüüd nagu kõige väiksem palk ka, et see oli nagu siuke okei palk. Ja, aga Austraalias ma ei teagi, mis see nii-öelda see normaalne palk on või nii-öelda miinimumpalk. Ma arvan, et see miinimumpalk on siuke 30-32 vist. Siis kui ma alustasin seal salongis, siis kuna ma sain jällegi kogemuse pealt rohkem palka, siis ma alustasin niimoodi, et oligi vist 35 ja siis sealt ma olen nagu lihtsalt üles läinud, et nüüd kuna mul on ikkagi pluss juuksuride pluss siis nii-öelda see manager palk ka sinna juurde arvutada, siis ma saan kindlalt rohkem kui nii-öelda tavaline nii-öelda juuksur. Äge. Kas sul on veel mingeid, ma ei tea, nippe või õppetunde nagu jagada kellegile, kes soovib siia tulla nagu juuksurina või tunned, et oleme nagu katnud? No nippidest nii palju reaalselt, kui sa oled kunagi kuulnud seda, et Austraalias ei saa juuksurina tööd teha, sellepärast et sul peavad olema sertifikaadid. Võib-olla see ongi tõsi, nagu selles mõttes, et võib-olla mingisugused salongid seda nõuavadki. Lihtsalt minu kogemuste põhjal, ma olen 2 salongis olnud, aga mitte kuskil keegi ei ole küsinud seda mitte kunagi. Lihtsalt nendel on piisanud minu kutsetunnistusest aga võib-olla lihtsalt, võib-olla mitte uskuda seda, mida sulle räägitakse, vaid siis nii-öelda teha seda taustatööd, milles ma muidugi ei olnud hea, aga jällegi siis ma õppisin nii-öelda siis enda vigadest. Et võib-olla käigu pealt. Jah, võib-olla siis nüüd, kui ma uuesti teeksin seda, siis samas ma ei hakka valetama, ma ikkagi ei teeks ühtegi nagu nii-öelda uurimist, et ma tuleks uuesti siia 2 kätt taskus ja mõtleks, et küll ma hakkama saan. Aga selles suhtes jah, võib-olla nagu see, et tegelikult kõik on võimalik. Lihtsalt ongi see, et sa pead võib-olla õigete inimeste kätte sattuma, kes siis nii-öelda aitavad sind ja saavad sind edasi suunata õigesse kohta. Et jah, ma ei tea jah, siin vaata hästi paljud eestlased nagu toetavadki ainult selle nagu ainult Eesti nagu kliendi peale vaata. Et nagu, et kes siis teevadki, ma ei tea, kodus või mis iganes vaata, aga nagu ma ei tea nagu, kas on nagu raske seda Austraalia klienti nagu püüda või saada, kui sa tulebki nullist siia nagu puhtalt, ma ei tea, Instagrami reklaami kaudu või... No ma ütleks, et üleüldse neid nii-öelda, isegi kui me räägime sellest Austraalia näiteks sõbrannasid saada, tegelikult on nagu väga raske, lihtsalt sellepärast, et nad on hästi avatud sinuga nii-öelda see small talk ja kõik see,
aga tegelikult on ju noh, nad ei ava ennast ikkagi niimoodi, ma arvan, et see usaldus nagu see, et sa ei ole austraallane, et ta võib öelda sulle näkku, et oh my god, väga tore onju, aga ikkagi, et seda usalduse saamine, kui sa esimese korraga nii-öelda pekki keerad, siis that's it. jah, ta ei tule kunagi enam. Selles mõttes jah, tegelikult sama saavusega ise ka ei läheks ju võib-olla nagu. no jaa, ei loomulikult ja noh, selles suhtes nagu samas me peame ikkagi aru saama, et me oleme kõik inimesed, me kõik teeme vigu noh, ongi nüüd oleneb lihtsalt sellest, et kas see viga on see, mille mina tegin, kas see viga oli selles, mida sina tahtsid ja see ei olnud nagu actually saavutatav, vaata ja aga lihtsalt jällegi siis tuleb see, et see viga oli ikkagi minus, et ma ei öelnud sulle, et kuule, me ei saa seda päriselt, et need nagu see ei ole võimalik saavutada seda või siis ongi noh, kuskil kellegi nii-öelda on see viga, jällegi kui see viga on minus, siis ma tunnistan seda, sest me kõik õpime ja selles mõttes muidugi jah. Aga jah, see on nagu Austraalia kliente on veits raskem saada noh, mul oli jällegi lihtne, sest selles ongi juba olid kliendid jah, see on küll tõsi, et Austraalia inimene on alati näkku mingi oh my god, aga tegelikult päriselt mõtleb nagu, et täiesti pekki saad see on jah, aga räägime natukene sinu nagu selle Est-Vesti seotusega, et ma võib-olla nagu lihtsalt mainin ära, kui keegi ei ole nagu kuulnud, siis üle Austraalia on siis sisuliselt võin öelda, et igas osariigis on oma enda eestlaste nagu kogukonnagrupp on ja samamoodi on ka hiljuti loodud siis Est-Vest on Perdis, kes ongi siis, mis on Estonian Association in Western Australia või midagi sellist, eks ju. Et mis teema sellega on, mis sa seal teed ja miks sa seda teed? Ütleme niimoodi, et see on siuke vabatahtlik kogukond, et lihtsalt, et ma ei tea, siis kas nii-öelda Eesti traditsioone või kuidagi Eesti seda kogukonda edasi viia, midagi sellist. No mina teen seda lihtsalt puhtalt sellepärast, et mu sõbranna on nii-öelda seal köögi poolel ehk siis selle söögi tegemise poolel ja ta kutsus mind müüma nii-öelda siis lihtsalt seal kassas olema kõiki neid asju tegema, ütleme niimoodi aasta aega tagasi ja siis me tegime esimese ürituse koos ja siis ta sai aru, et okei, et see mutt võib nagu pläkutada nii palju, et nagu ta müüb nagu kas või maja nendele klientidele maha. Ja siis ma ütlesingi, et jah, et selles suhtes nagu see müügitee on kindlalt nagu minu, nagu selles suhtes minu asi, vaata, et ma nagu, mulle meeldib see. Kindlasti, kui meil on näiteks suurema seltskonna ees nii-öelda siuksed üritused või siuksed müügiteed, siis mul on kindlalt nagu paari siidrit ennem seda vaja, et ma nagu mul tuleks julgus välja. Aga ei, selles suhtes ma olen lihtsalt, mina teengi seda puhtalt lihtsalt sellepärast, et meil on tore aega alati koos jällegi kogemuse pärast, et mulle meeldib ka kuidagi see ikkagi see müügitöö, aga samas see nagu köögi osa ka, et teha lihtsalt nagu üritusi, preppida kõik siuksed suuremad nagu söögi tegemised, et me oleme teinud ka toidufestivali eelmine aasta, mida me teeme ka see aasta ja see oli lihtsalt nagu kogemuse mõttes nagu mega kõva ja jällegi ma olin vabatahtlik seal, see ei ole nagu kunagi olnud nii-öelda nagu rahalises mõttes, et nagu kasu peal väljas, et ma nüüd lähen teenin seal ilget raha, et see on lihtsalt sellepärast, et ma teenin selle kogemuse, mul on tore seltskond ja tore õhtu. Äge, hoiad eestlast ikkagi Austraalias kõrge ja kõik, kes on minemas sinna, siis ma lihtsalt ütlen väike disclaimeri, et Kräsupea on alati nagu mingi best thing ja see saab alati otsa nagu kohe lihtsalt. I swear, nagu iga kord, kui ma tulen, siis sa oled mingi viimane Kräsupea nagu. Ei, nagu see on reaalselt, Valeria oskab väga hästi üleüldse kõiki teha, aga nagu selles suhtes nagu küpsetamise pool on tal ka nagu ikka super ja meil on alati ainult see, et kuidagi nagu ideed me alati kuidagi nagu kooskõlastame, et tema lihtsalt nagu pigem teeb seda asja ja siis ma olen lihtsalt nagu umbes, et toidufestil ka nagu oli see, et okei, teeme makaronisalatit ja siis kõik šašlõkid ja ma ütlesin, et kuule, et Eessan ikka tahab seda kartulisalatit ka ja siis meil oli, et okei, et teeme siis selle kartulisalati ja siis kui ma sain aru, et ma pean nagu actually tegema seda, koorima ja tükeldama, siis ma mõtlesin küll, et samas nad võivad seda makaronisalatit ka süüa, vaata, et tegelikult võib-olla neil ei ole vaja seda kartulisalatit, aga
ei no tükeldasime reedel mingi hommikul 3-ni, siis ma läks laupäeval hommikul tööle ja siis oli laupäeval oli see nii-öelda see toidufest siis. Nii et siis ma sain enda nahal tunda seda, et jah, see mida eestlane tahab, siis keegi peab nii-öelda selle töö Ära ja vaeva tegema. nagu jah. ja Peab see on vaeva tõesti auväärt töö, et siis kui meil minu meelest käisid siin väike side note, et siis kui meil käisid vaata Villem, Trillem ja Leisa siin esinemas vaata, siis mul jäi nii kõrvu see, kuidas nad ütlesid, et eestlane idakaldal versus eestlane siis siin läänekaldal on 2 erinevat eestlast vaata ja ma ise tunnen ka seda, et noh, kuna ma olen ise ka eestlastiga seotud olnud, et siin nagu kuidagi need eestlased võtavad seda kõike nagu nii enesestmõistetavalt või nagu et see on nii, see tulebki kõik sinu enda ajast ja sinu enda nagu sellest, et see on nagu nii nagu tõesti aitäh, tõesti nagu, sest noh, ma olen ka iga aasta käinud ja nagu ülihea, üliäge nagu Eesti lipu ikka eestlased hoiavad igal pool kõrgelt, olgu see nagu töömaailmas ja mis iganes vaata, et see on üliäge nagu, et aga minu meelest ongi tähtis see ka, no näiteks selle toidufestiga oligi see, et kuna see aasta või noh, eelmine aasta see oli siis esimest korda 2 päeva, see tuleb ka see aasta uuesti detsembris 2-päevane üritus ja lihtsalt sellega oli ka nagu see, et noh, meie ju tegelikult ei tea, kui palju inimesi tuleb. Meil oli lihtsalt puhtalt see, et me loodame, et üldse keegi tuleb, aga kogu sellises mõttes, kui sa teed näiteks portsjoneid vastu, sa ei tea tegelikult palju, kas tuleb 10 eestlast või tuleb 200, et nagu see on nii siuke nagu hasart vaata seal sees, et nagu, et kas me saame müüdud, kas me nagu üldse midagi saame, et nagu tegelikult see on nagu mega suur kiitus üleüldse eestlastele, kes nagu ei ole need siuksed vinguvad, et nagu hoiame mingi megalt eemale, vaid ongi nagu actually nagu tulevad ja toetavad sind, et kas nad siis noh, nagu toetavad sind kui sind isiklikult või lihtsalt seda, et lihtsalt seda Eesti nagu kogukonda, et nagu tegelikult see oli kõik eestlased, kes käisid nagu tänu nendele me ju üleüldse nagu tegimegi seda ja teeme ka see aasta, et kui meil oleks eelmine aasta jäänud nagu täiesti nii-öelda miinusprojekt või lihtsalt halb nagu nii-öelda tunne sellest, siis me kindlasti ei oleks seda see aasta uuesti teinud. Aga kuna noh, meil oligi enda seltskond oli nii tore, kõik see aeg, mis me sinna panime, loomulikult magamad tööd ja kõik need asjad, aga samas ma teeks seda ikkagi uuesti lihtsalt sellepärast, et kõik need eestlased, kes käisid, see oli lihtsalt nii tore. Et nagu lihtsalt juba kiitus kõikidele, kes üldse kohale tulid ja toetavadki, jah, okei, alati on see, et miks nii kallis on, aga samas ma ei tea, kas sa viitsid seda kartulisaatit kell 3 öösel hakkida, vaata, et nagu mina viitsisin, et nagu lihtsalt sellepärast nagu ja samas ütleme nüüd, et Austraalia ikkagi tunnipalk on miinimum 30, et see, et sa maksad ühe toidu eest $15–20 ei ole nüüd nii hull ka. Ma mõtlen nagu sinu selle justkui nagu selle kogu sinu 3 aasta peale siin Austraalias on ja et kuidas su vanemad nüüd on nagu leppinud sellega, et sa siin nagu oled ja jääd? No mu vanemad selles suhtes, ma üks päev just rääkisin MC-ga ja ta oli ka mingi, et kuidas juba nagu 2,5 aastat on juba nii ruttu vaata läinud mööda. Tegelikult ongi väga ruttu, et nagu ma ise ka nagu mõtlen, kui me niimoodi mõtleme, et oletame, kui ma oleks working holiday peal, siis tegelikult see olekski mu viimane aasta ja ma ei kujutaks seda ette, et ma peaksin siit ära minema, et nagu nii palju asju veel tegemata ja polegi nagu, siiamaani pole veel jõudnud kuskil käia ega midagi, et mul on vanemad külas käinud, nad olid mitte nüüd see aasta, vaid eelmine aasta nad käisid külas, see aasta me otsustasime, saame palil kokku, käisime seal, tegime siukse nii-öelda puhkuse ja siis nüüd nad tahavad tulla selle aasta siis kas siis nüüd jõuludel või siis peale jõule, et nagu sellisel perioodil nendel on selles suhtes nüüd nad on nagu kindlasti sellega ära harjunud, võib-olla nemad ütlesid ka, et nad ei oleks ju mitte kunagi Austraaliasse reisinud ju, et see nende jaoks tegelikult avanud nii palju nagu rohkem uksi, et üleüldse pallile reisida, nad ei oleks seda ka kunagi teinud, nendel ongi, ma arvan, kõige pikem nii-öelda koht, kus nad reisinud on vist, ma ei tea, Türgid ja Hispaaniad ja siuksed asjad vaata, et mingi maksimum 5 tundi lendu ja siis kui nad tulid Austraaliasse, siis ikkagi nagu esiteks 2 lendu, siis vahetusega, kui nad tulid Soomest, et nagu see oli kindlasti nende jaoks nagu midagi uut, aga nad ei oleks seda kunagi teinud, kui mind ei oleks siin olnud, et nendele on ka avanud nii palju nagu uusi võimalusi ja kindlasti nad tahavad muidugi koju meid, aga ma olen ikkagi pigem kindel, et siin ma näen rohkem oma tulevikku, vähemalt siuke järgmised 10-15 aastat
kusjuures nad on isegi olnud avatud sellele, et nad tuleksid ise siia, et neil ei ole ka mitte midagi nii-öelda seal kodus, et jah, neil on nagu oma maja saab alati maha müüa ja nagu, et noh, see ei ole nagu, nad saaksid tegelikult tehniliseltki siia tulla, aga lihtsalt see on rohkem, see on juba pigem protsess, vaata, et mida jällegi, ma pole isegi mõelnud, kuidas see peaks välja nägema, aga hea on kuidagi mõelda, et võib-olla kunagi, kui näiteks, ma ei tea, lapsed või midagi sükest tulevad, siis et nii-öelda minu vanemad siis oleks ikkagi nagu lähedal, et ma tunnen seda, kuidagi kõik tundub nii palju lihtsam, kui nagu vanemad on vaata kõrval ja ma tunneksin, et noh, see oleks, et ma tahaksingi siis siia 100% jääda, et praegu on ikka süke 99% tahan siia jääda, sest ikkagi see mingisugune asi vaata tõmbab sinna koju tagasi. Ja tead, mul on täiesti tunne, et see ei lähegi mitte kunagi üle, et nagu meil saab nüüd novembris 6 aastat täis ja täpselt samamoodi edasi, et see kindlus või ja ma ei tea, kui ma olen ka inimestega rääkinud ka siin podcastis ja era nagu näost näkku vahet ei ole, kas see on 1. aasta, 5. aasta või 15. aasta, sa ei ole kunagi ju täiskomplekt justkui vaata, et sa elad alati mõlemas kohas korraga justkui vaata. Nii ongi. No isegi praegu näiteks, kui ma võtan nii-öelda puhkust, siis tegelikult ma saaks ju nii palju maailmas nagu nii-öelda ringi reisida, sest kõik see raha ikka, mis sa teenid, sul on nii palju võimalusi kui see, nagu mis seal oli, aga kuhu ma oma puhkuse kasutan sellega, et ma lähen tagasi koju. Nagu kõik alati iga aasta 4 nädalat lihtsalt ma kulutan sinna ära, kuigi tegelikult võiks ju minna kuhugi mujale, aga ma lihtsalt tunnengi, kuna mul on ju kõik sugulased ja kõik on seal, et nagu ma tahan olla osa sellest ja ma ei saa ju, ma ei eeldagi seda, et nemad kõik tulevad siia, sest nendel on see ju nii palju kallim, vaata. Et siis mul ongi nii palju lihtsam ise sinna minna, see 6 aega seal veeta, aga nagu samas ongi see, et ma panen kõik enda muu elu ju tegelikult pausile siin ja ma lihtsalt ei reisigi nii-öelda siis kuskil mujal. Et jah, okei, mingi palid ja siuksed asjad, vaata, mis on nagu lihtne, lähed, ma ei tea, alla nädala, siuksed asjad, aga tegelikult võikski ju minna, ma ei tea, kuhugi mujale kuuks ajaks puhkama, aga ma tean, et ma arvates nii kaua, kui ma siin Austraalias olen, ma tulen kogu aeg, et ma lähen kogu aeg koju tagasi. Et nagu see osa jääb kindlasti. See on dilemma ja me oleme ise ka mõtlenud, nagu, et vahepeal on siuke lolli tunne, vaata, et nagu kogud siin raha selleks, et tagasi koju minna. No, vaata, see on nii kallis ka tegelikult. Ja. Mis sa nagu vaadates siis sinu loole tagasi saad ütlenud, et sinu jaoks on kõik olnud justkui nagu ja ongi olnud nagu lihtne, kõik on nagu vaata ise nagu kuidagi lahendunud ja kõik on nagu õigel ajal oled õiges kohas vaata on ju. Et võib-olla ma ei tea, kas sul on siis välja tuua üldse, et mis nagu sinu jaoks on võib-olla olnud nagu siuke kõige raskem või keerulisem või mis nagu on sind üllatanud võib-olla kõige rohkem nagu Austraalia poolelt või on sul midagi siukest välja tuua, mis nagu... No ma arvan, et kuna jällegist kõik on olnud nagu üpriski lihtne, lihtsalt võib-olla on lihtsalt, kui sa leiad enda kõrvale õiged inimesed, siis see teeb lihtsalt selle üleüldse selle kogemuse nii palju paremaks ja see teebki selle kuidagi lihtsamaks. Et meil on ka kuidagi majas, me elame shared houses, et meil on ikkagi niimoodi, et kõik aitavad kuidagi kõiki, et me oleme alati kuidagi nagu üksteisele kätte saadavad, ükskõik siis millega, et ongi see, et ma ei tea, ma panen oma pesu pesema, ma lähen kodust ära ja ma tean, et see pesu ei ole seal 8 tundi hiljem, vaata, et nagu keegi on kodus olnud, keegi on salaati kuivama pannud, siis meil on hästi nagu tihti niimoodi, et kui keegi teeb süüa, siis nagu mitte see, et ta nüüd teeb kõigile süüa, aga sa tead alati, et nagu sa võid võtta või nagu siuksed asjad, et see on nagu, me olemegi nagu siuke pere ja nagu see ongi alati see, et just sellega, et kui sa jagadki maja kellegiga, et need peavad olema õiged inimesed, lihtsalt see, et sa tahad ikkagi tunda ennast nagu koduselt, sa tahad, et sul olekski, sa tuled koju, sa tunned ennast nagu, et see on see koht, kus sa saad ennast vabaks lasta, mitte et sul on uued pinged, vaata. Et ma arvan, et kõige suurem asi ongi see, et kui sa tuled siia, jah, mis iganes töö sul on ja siuksed asjad, aga kui sul on juba nii-öelda see nii-öelda halvad inimesed, kellega sa koos elad või nagu sa ei klapi, vaata, siis ongi nagu see tekitab veel rohkem sul elus pinget, et võib-olla siis ongi see, et kui sa tunnedki, et sa ei klapi, kus iganes sa, ma ei tea, tuba üürid või mida iganes sa teed, siis lihtsalt koli ära. Ei nagu päriselt, ma tean, et see on nagu raske nii-öelda leida neid, ma ei tea, elamistingimusi on kõik siuksed erinevad, et kellega sa elad, et kas keegi koristab või nagu kõik siuksed asjad,
aga tegelikult sul on see võimalus, et koli ära, sa ei peagi tegelikult piinlema, et nüüdseks, kui ma olen nagu selles mõttes kõik need inimesed, kes meie lähedal on, kõik on lihtsalt nii ideaalsed, nagu me klapime inimestena nagu nii hästi, siis ongi see, et ega ma ei tahakski elada enam inimestega koos, kellega ma ei klapi ja loodetavasti seda ei juhtu ka. Et võib-olla ongi see, et tegelikult kui sa oled juba nii kaugele tulnud, sa oled juba nii palju enda elus muutnud, siis sa ei pea piinlema nii-öelda kohas, kus inimestega ei klapi või siis ongi see, et näiteks teie elu ongi erinev, selles suhtes meil kõigil on erinevad elud, aga ongi see, et kui sulle meeldib, et sa lähed hommikul kööki ja kraanikaus on puhas, siis tuleb leida sellised inimesed, et hommikul on kraanikaus puhas, mitte see, et sul on 4 päeva kellegi kuivanud nõud kuskil. Ja see on mega hea väljatulek on ju, see on nagu tõesti mega suur, et ma arvan, et meil on mõlemal olnud nagu nii häid kui halbu kogemusi, eks, et võiks ju arvata küll, nagu ma ise olen vahepeal arutanud nagu oma kodustega, et et aga kõik on täiskasvanud inimesed, mis siis on, vaata. Inimestel elavad väga fucking erinevad. Loomulikult ja väga paljud on ju tegelikult siia Austraaliasse tulevad ju nii palju inimesi, kes ongi, ma olen 18 või 19, ma tulen Austraaliasse, aga nagu minu peas on see, et nagu kuidas, esiteks sa tuledki ju otse kodust, vaata, sa ei oskagi süüa teha, sa ei oska koristada, sa ei oska riidid pesta, mitte midagi, siis tegelikult see on nagu selles mõttes hea kogemus, et sa ju nii-öelda kasvad väga kiiresti nii-öelda üles nagu täiskasvanuks, aga samas jällegi need, kellega sa elad koos, siis nendel on nagu see, et okei, et mul on nüüd mingisugune 18-aastane nii-öelda laps, keda ma pean hakkama välja õpetama, sest vanemad jätsid nii-öelda töö tegemata, vaata, siis see on jällegist kahte moodi, et nagu nendele see on jumala hea kogemus, aga kuidagi ma ise mõtlen, et me kõik olemegi nii erinevad, et võib-olla ongi parem nendele 18-aastastele, et kui sa tuledki ja kolidki majja, kus ongi vanemad inimesed, siis sa nagu õpidki kohe need head kombed, vaata. Mõtle, kui sa kolidki majja, kus on kõik 18-aastased, keegi ei pese pesu ega ma ei tea, tellivad ainult süüa, sest keegi süüa ei oska teha, vaata. Siis on ka nagu, jällegi omamoodi kogemus, aga kui palju sa sealt nagu õpiksid selles mõttes. Mis sa tunned, mida Austraalia on sulle kõige rohkem pakkunud või õpetanud? Ma ei tea, see on päris raske küsimus selles suhtes. Ütleme niimoodi, et võib-olla mitte enda rutiinides elamist. Selles mõttes, et sul on siin lihtsalt nii palju rohkem võimalusi teha asju ja et lihtsalt, et sa selle ära kasutaksid. Sellepärast, et jällegi nii-öelda kodus elades oli ju ikkagi ütleme 9 kuud oli nii-öelda külma nii-öelda talveperioodi, et tegelikult seda suve oli ju nii vähe, et nagu siis sa tundsid, et sa saad oma nii-öelda potentsiaali ära kasutada ja käia ja teha asju, aga siin ju tegelikult on see tehniliselt ikkagi see 12 kuud, kus sa võid käia ja teha asju, et võib-olla nagu rohkem see, et kui tulebki nädalavahetus, et sa nagu, ma ei tea, hüppadki autosse ja sõidate kuhugi, ma ei tea, kämpama või mingi siukseid asju, et nagu, et sa ei pea selles rutiinis elama, et ongi see, et nädalavahetus, et nüüd ma pean jooma ja ma ei tea, sõpradega olema, et see ongi mu elu ja see esmaspäeval uuesti tööle vaata. Mitte, et me seda ei teeks, seda ka selles suhtes, aga nagu see peab ikkagi olema balansis. Et loomulikult nagu sõpradega aja veetmine, aga sa võid ka ju muid asju teha, et sa võidki käia väljasõitudel või siukseid asju teha, et ma kuidagi tunnen, et siin on nende sõprussuhetega ongi see, et sul on rohkem võimalusi neid nagu selles mõttes arendada ka, seepärast, et sa võidki, ma ei tea, lähme randa jalutama, lähme kohvikusse, kõiki siukseid asju, aga nagu jällegist tagasi mõeldes sellele, et mida me kodus tegime, siis oligi see, et kas me käisime kuskil söömas, sellepärast, et see oli siseruumis ja see oli soe, või siis me käisime kuskil shoppamas, sellepärast see oli siseruumis ja oli soe. Aga nagu suvel oli jah neid, et okei, lähme kuhugi, aga tehniliselt seda siseruumides olemist, seda rutiini oli nii palju, et siin ongi see, et nagu tegelikult su nädalavahetus, iga nädalavahetus võib olla täiesti erinev. Lihtsalt, kas ise soovid seda? Jaa.
nii et nagu ja nagu ongi, nagu sa ütlesid, et tegelikult see aeg läheb siin nii kiirelt, vaata, Läheb, et ja Austraalia on niivõrd suur, jaa, et muidu ongi see, et teed oma tööd ja oled kodus ja lõpuks hakkad vaatama, et persse, ma pean Eesti minema, ma pole mitte midagi näinud, vaata, ja seda on nii palju nagu on ju, jaa, et tõesti need esimese aasta mingi backeri-elluna elada on nagu, ma isegi soovitan seda nagu, sest et see Jaa. avab sind nagu täiesti teistmoodi, vaata. sest mul on ka nagu paar sõbrannat, kes ongi niimoodi, et on üksinda tulnud ja on täiesti lihtsalt üksinda hakkama saanud ja lihtsalt see nende kogemus juba kõrvalt vaadates, see on nagu, see minu meelest see on nii lahe, et ongi see, et sa pakidki oma kohvri, sa kolidki teisele poole Austraaliat, sellepärast et sul on seal töö ja sa lähedki sinna, sa oled kuskil täiesti üksinda, sa ei tea mitte kedagi, aga lihtsalt see kogemus, mis sa saad, näiteks mina isiklikult, ma ei teeks elus midagi sellist, sest ma kardaks, nagu mul ei oleks seda, et nagu suva vaata, aga minu meelest see tegelikult õpetab inimeseni nii palju, et ma isiklikult ka, kuna jällegi kõik on nii lihtsalt tulnud ja kõik on kuidagi, ongi see, et meil on maja, meil on nagu kõik head inimesed meie ümber, töö on olemas ja kõik siuksed asjad, et ma ei tunnegi, et ma otsiks nii-öelda seda suuremat seiklust, aga samas jällegi, kui ma näen neid sõbrannasid, kes käivad ja teevad siukseid seiklusi, siis ma nagu tunnen veits nagu siukest nagu head kadedust, et nagu pekki, et oleks ise tahtnud ka vaata nagu midagi siukest teha, et ongi kuskil, ma ei tea, mingi roadhouse'is, ma ei tea, 4000 kilomeetrit siin, ma ei tea, töötada täiesti suvaliste inimestega. Aga see on jällegi siuke asi, mida sa ei tee mitte kunagi enam elus, sa ei tee seda Eestis, vaata. Või ongi näiteks farmitöö, sa ei lähe ju elu sees Eestis kuhugi farmi linnas nagu tööle, et mul ei ole siin linnas midagi teha, ma lähen farmi. Et see ei tule ju kõne allagi. Ja samamoodi tegelikult, kuna see Austraalias on nii suur kultuur ja selles jagatud elamises, siis ongi see, et jällegi see on mingisugune eluperiood, kui sa seda teed ja peale seda, kui sa saadki oma mingi lapsed, koerad, kassid, ega sa ei ela ju mingisuguse 7 mingi matsiga koos enam vaata, et see on jällegi nagu üks periood ja minu meelest seda tuleb lihtsalt nautida ja nagu lihtsalt kõik, mida see sulle toob, isegi kui see toob sulle halva kogemuse, siis see on jällegi õppimiskoht. Aga kuidagi kuna see aeg läheb siin nii ruttu, siis mingisugused kogemused ongi, sa teedki tegelikult ainult ühe korra ja sa mõtled, et küll ma jõuan veel, tegelikult sa ei jõua. Kui sa oledki siin ainult 3 aastat, siis sa tead enda kogemus, nagu sa oleksid juba põhimõtteliselt 2 korda seda teinud, vaata, kui sa saab 6 aastat ja minul see 3 aastat on ka nagu nii ruttu läinud, et ja ma ei olegi nagu selles mõttes siiamaani nagu midagi siukest suurt teinud. Me ei ole isegi Austraalias nagu otseselt kuskil nii-öelda reisimas käinud, jah, me oleme üles sõitnud, matkanud seal, all käinud matkamas, aga me ei ole nagu Western Austraalias isegi välja läinud. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla meil on rohkem seega, et me mõtleme, et me teame, et me jääme siia pikemaks ajaks, siis meil on see, et ma tean, et meil on aega seda teha, vaata. Aga kui sa oledki siin ainult 3 aastat, siis tegelikult sul ei ole seda aega. Sest 3 aastat tundub pikk aeg, aga see läheb nii ruttu, eriti kui sa pead oma farme ja asju tegema, sest kui sa pead oma 6 kuud farmi tegema, sest see sööb pool aastat sul ära ja kui sul ei ole seda stabiilset kohta, siis sa ju kogu aeg stressad ja otsid endale kohta, siis tegelikult see aasta kaob nii ruttu ära. Ja kui sa ei reisigi, siis sa enam ei reisigi. Sest Eestist juba Austraaliasse näiteks lihtsalt puhkuse tulla on üpriski kallis, kõik need elamised ja asjad. Ja sa ei tule siia tegelikult niisama puhkama ju. Ei tule. Nagu sa ütlesid, siis tegelikult ju sina võtsid üle meie kurikuulsa Sander Heremi maja on ja mis on siis nagu Perdis kuulus nagu pitstop, vaata nagu kõigil on ja sa oled näinud nagu seda hästi palju eestlasi ja nende nagu lugusid ja kõike seda on ja mis sa ütleksid võib-olla nagu kõrvalt vaadates, mis sul on endal alati nagu kuidagi nagu mis alati mõtled, et see on nii korduva kipum viga, kuidas inimesed ikka veel nagu ei tea seda või midagi, mida sa näed võib-olla iseloomujoonest, et inimesed alati ootavad midagi, aga sa nagu nüüd võib-olla oskad öelda, et et tegelikult ei ole nii või on sul midagi sellist välja tuua? Ma ei teagi, et see on ikka nagu vaata, kui sa alguses siia tuled, siis paljud jällegi tulevad nagu mina, et ei tea mitte midagi, siis paljud eeldavadki ka seda, et see kuidagi see siia jäämisprotsess on nagu lihtne, mida ka arvasin mina selles suhtes, aga jällegi, kuna see tehti minu jaoks ette taha ära, siis minu jaoks oligi lihtne. Aga ikkagi tulevad väga paljud noored, kes ongi, tegelikult neil ei ole ju vaata mingisugust kogemust, neil ei ole mingit eriala, siis ongi see, et ma lähen sponsori peale umbes siuksed jutud.
aga nagu kuidas sa nagu või nagu millega sa sinna sponsori peale lähed, nagu et sul ju ei ole ju mingit põhja vaata. Ja siis nad nagu hakkavad nagu sellest võib-olla rohkem mõistma, et okei, et see ei olegi nii lihtne. Et võib-olla nagu kõigil on siuksed nii-öelda illusioonid, et ma tulen Austraaliasse, esimese kuuga ma saan Maini tööle, ma saan kohe normaalse palga, ma ei tea, mis iganes tunnis, ma ei tea, $60-80 tunnis, et mul on elu kahe lill, vaata. Aga noh, tegelikult see ei ole ju nii ju, et nagu kõik need inimesed suht, kellega ma olen kokku puutunud, just nagu ütleks, noh, tegelikult isegi naised ka, et ongi kogu aeg see, et et tahaks Maini, vaata. Noh, ma arvan, et eks meist igaüks tahab sinna Maini saada nagu nii-öelda rahalises mõttes. Et loomulikult, et noh, lihtsalt võib-olla väga paljud ei saa ka sellest aru, et see Maini nii-öelda töötamine ju tegelikult ongi see graafiku töötamine, et kui sa oled 2 töölis nädal kodus, kes mina isiklikult ei suudaks elu sees sükst asja teha. Mul on nagu vaja teada seda, et kui ma tahan K-Marti minna, siis ma saan iga kell minna K-Marti, mitte see, et ma pean 2 nädalat ootama. Et nagu mina ei suudaks juba sellele pingele kindlasti mitte, aga väga paljudel ongi see, et nad mõtlevad kuidagi, et see ongi võib-olla nagu lihtne, et see ongi lihtne saada Maini, saada hea palgale ja kõik nagu tuleb, vaata. Aga tegelikult noh, tegelikult see ei ole nii, aga ei samas ole. noh, samas jällegi ma võib-olla ei ole nagu õige inimene seda ütlema, et nagu, et see on raske, sest noh, mul ei olnud, aga jällegi ma ei tööta Mainis ja ma ei ole kunagi ise selle peale nagu pürginud ka, et nagu ma ei tea, Maini minna koristama või mida iganes. Et ma lihtsalt tean, et see elustiil ei oleks kindlasti midagi mulle. Et ma juba hetkel, kuna ma töötan nii-öelda poole kohaga, noh, nii-öelda siis poole kohaga, et meie salong on ainult 4 päeva nädalas avatud. Ma saan ikkagi noh, selles mõttes oma tunnid täis, kuna me teeme pikad päevad ja kuna ma töötan ka kodust selles mõttes kõik ülejäänud nii-öelda palgad ja kõik siuksed protsessid. Aga lihtsalt juba see, et mul on 3 vaba päeva nädalas on nagu väga hea ja ma ise mõtlen nagu hetkel, et võiks tegelikult olla nagu noh, selles mõttes 4 vaba päeva nädalas, ainult 3 päeva tööd teha, et nagu ma juba nagu püüdlen sinna, et lihtsalt saada enda tunnipalk nii kõrgeks, et ma saaksin teha ainult 3 päeva, vaata, et nagu noh, jällegist on, igaüks tuleb siia nii erinevate asjadega, mõni tulebki ainult raha koguma siia, mis on täiesti fine, aga siis ongi see, et siis sa saadki loomulikult saada nagu Maini tööle. Aga kuna ma tulingi siia teistel eesmärkidel, nüüd mul on teised eesmärgid, siis ongi mul rohkem see, et ma tean, et see ongi juba nii-öelda minu kodu, mu elu, et mul ei ole enam see rahakoti täitmine nüüd nii tähtis. Loomulikult palka on ka tore saada, aga see ei ole minu nii-öelda esimene prioriteet. Mis sa ütleksid siis, et mis see sinu esialgne eesmärk oli versus mis see nüüd tänasel päeval on? No esialgne eesmärk, isegi siis ma ei saaks öelda, et see oli raha, kindlasti ei olnud raha, see oligi, ma arvan, võib-olla kogemus. See oligi lihtsalt see, et astume nii-öelda enda turvatsoonist välja, et teeme nii-öelda midagi muud, näeme midagi muud ja siuksed asjad oli võib-olla see esialgne eesmärk, mis selles suhtes on siiamaani, et see ei olegi kunagi olnud see raha, aga nüüd pigem see eesmärk on ikkagi selles suhtes kinnisvara soetada. Mida kiiremini me oma PR-i kätte saame, siis seda kiiremini me saame nii-öelda investeerida siis jah enda majasse ja tahaks ikkagi nagu midagi endale ja nüüd noh, mida kauem ma siin tööl olen, siis selles suhtes, eks sa nagu kaua sa ikka jaksad kellegi teise jaoks nii-öelda tööd teha, et loomulikult kui ma tean kunagi, et mul on hea viisa, mul on selles mõttes, ma tean, et mul on siin selles mõttes kindel tulevik, siis kindlasti ma sooviksin ka mingisugust kas nüüd just oma salongi, aga midagi kuhugi sinnapoole nagu pürgida, et midagi ise endale teha ja jah, et nagu kuidagi nende sükest turvalist tsooni ise endale saada, et olekski, et ma tean, et mul on olemas koht, mis ongi minu kodu, keegi ei saa mind nii-öelda välja tõsta ja ma tean, et töö on selles mõttes, et kõik oleneb minust endast, et kui ma teen tööd, siis mul on raha ja kui ma ei tee, siis mul ei ole jälle seda, et kas ma saan, ma ei tea, vallandatakse mind või mitte. Et nagu, et ma ei taha seda, et ma sõltuks kellestki teisest. Väga üllas eesmärk. Vaata, kui hästi, kui õigel ajal või kuidagi tulnud see manager'i see töö ka vaata, kui on see eesmärk, et võib-olla oma kohta teha, et siis sul on kogu teadmised, on see nagu kellega suhelda, kuidas see protsess käib, kõik on ju olemas tegelikult vaata. Et mega äge.
ma võib-olla hästi korraks küsiks ka seda, et kas sul on mingi nõuande, kuidas teha shared housing võimalikult positiivseks kogemuseks või võib-olla kuidas nagu mingeid nippe nagu, me ise oleme näiteks avastanud seda, et olgu sul nii head suhted inimestega majas, kui sa tahad, aga ilma mingisuguste graafikuteta me ei saa hakkama näiteks vaata, et ongi nagu inspection'id, asjad, vaata, et see on kõik uued asjad nagu eestlasele vaata, kui nad house'i tulevad. Et näiteks see on meie nagu kogemus vaata, et meil peab olema graafik nagu reaalselt paigas, et kuna keegi peab muru niitma, sest et muidu oleme alati meie maja omanikega need, kes peavad nüüd aiandustöid nii-öelda tegema vaata. Et kas sul on tuua välja mingeid asju nagu, mis võib-olla aitaksid nagu, kui tulevad uued seltskonnad näiteks siia ja mõtlevadki, et hästi pekkis nagu, et mis süsteemi meil on vaja vaata. No ma ütleks nii palju, et kindlasti on lihtsam elada inimestega, keda sa alguses võib-olla ei tea ja siis te nii-öelda hakkate sõpradeks, et see on kindlasti palju lihtsam, sellepärast et kuidagi nagu sõprussuhetega on juba see, et kui te juba olete sõbrad, siis nagu kuidagi raskem on öelda, et kuule, ma ei tea, koristan ta järgi ära vaata, et nii palju sükest mingi solvamist ja sükest mõtet, et nagu jama on. Et ma ütleks, et jah, kui sa tuled sükse nagu nii-öelda sõbragrupina, siis jah, ma tean, et me kõik tahame nii-öelda koos olla, et meil on turvaline ja safe, aga tegelikult kui see sõprus on sulle ikkagi tähtis, siis kas või kolige, ma ei tea, 5 minutit nagu üksteist kaugemale lihtsalt sellepärast, et te teate, et siis teil ei tule omavahel neid nii-öelda kas või just nende koristamisteemadel. Et meie majas praegu ongi niimoodi, et meil on kõik, kellega me elame, on niimoodi, et nad on lihtsalt tulnud täiesti random inimesed, aga me oleme reaalselt nüüd nagu sõpradeks saanud ja kõik need suhted on lihtsalt mega head. Selles suhtes, et kui sa tunned võib-olla, kui sinu peal on maja, nii et see on nagu sinu maja, siis sul on kindlasti rohkem nende valikuvarianti, kellega sa koos elad, sul on kindlasti rohkem sõnaõigust, et kuule, et me võib-olla ei klapi, et otsin tal midagi muud. Aga meil, kusjuures meie majas isegi ei ole ühtegi nii-öelda sükst graafikut. Meil on lihtsalt see, et ma olen alati öelnud, et kui sa näed, et ma ei tea, nõudepesumasin on täis, pane käima see, kui see on just pesunud ära, siis tühjend ära, et nagu meil on kuidagi nagu niimoodi, et kõik teevad kõike. Meil ei ole seda, kuna ma elan üldiselt pigem ainult meestega koos, siis ütleme niimoodi, et siuksed nii-öelda suuremad koristused, ma ei tea, põrandapesemine, siuksed asjad, mitte nüüd ei jää minu õlule, aga nagu ma oskan neid paremini teha, et nagu meil on olnud paar poissi, kes nagu nii-öelda pesevad põrandat ja siis ma tulen nagu töölt koju, ma vaatan, et mingi vahupidu on maas, et nagu, et ma ei tea, et nagu see veel loik nagu selles suhtes ei kuiva nagu niimoodi ära vaata, et reaalselt, et kas sa nagu just kallasid selle ämbri sinna. Et mul on pigem see, et kui ma teen seda ise, siis ma tean, et see on tehtud ja see on nagu õigesti tehtud vaata. Jällegi, ma ei ole tundnud kordagi, et nii-öelda kõik oleks minu õlul, et meil ongi võib-olla see, et ma ei tea, et ma tean, et mina tahan pesta põrandat, siis ongi, et teie, ma ei tea, võtate tolmu, teete köögi korda siuksed asjad, et meil on alati, kõik on kuidagi siuke mõistlik jaa, kõik on nagu väga mõistlikud olnud, et kui ma ütlengi, et võib-olla on see, et nad kardavad ka mind, aga selles mõttes, et mul on alati poistagi see, et nagu ma ei tea, et vii prügi ära, siis on kohe tõustaks diivanit püsti ja kohe viiaks ära. Et oma mees ikka ütleb vaata vastu, aga siis mul ongi see, et eks ma siis ütlen kellegi teisele, et mul on maja nagu mehi täis, et keegi ikka viib mu prügi selles suhtes ära. Et ma ei tea, see on kuidagi, ma olen kuidagi alati rohkem ka klappinud meestega, lihtsalt võib-olla ma ütleks, et mu huumor on rohkem nii-öelda see, ma ei tea, isa huumor või nagu siuke, et meestega on lihtsam jah, ma olen ka ainult meestega elanud ja ma ise olen nagu alati just kartnud nagu seda naistega koos elamist, sest naiste, mulle meeldib, kui kõik on minu järgi. Just. Ja nagu meestel ei ole nii palju asju ja nagu sa ei tunne, et nad kodus on nagu naisi, sa kuidagi tunned, et nad on kodus, vaata. 100%. Et nagu maksimum, kui sa saadki nagu nii-öelda naistega elada, ongi niimoodi, et üks teine naine on veel, vaata. 3 on juba kindlalt liiga palju, aga juba selle teise naisega on ka nagu see, et räägin, olen paljude naistega elanud, mõndadega on nagu väga jube, mõndadega on nagu kõige parem kooslus üldse ja siis lihtsalt ongi see, et sa pead leidma kuidagi selle enda inimese ja
kui sa oled selle inimese leidnud või need inimesed, siis tegelikult need, ütleme, need kodutööd saavad tehtud. Noh, vahest on ikka olnud, et miks ma pean ise põrandat pesema, aga siis kohe on poisid mingi, et et kuule, ma pesen ise, vaata. Noh, et see kuidagi nagu jällegi see on nii lihtsalt läinud ja see on, ma arvan, et see oleneb väga palju inimestest. Äge. Teeme siis, hakkame veidi otsi kokku tõmbama. Nagu sa ütlesid, siis 10-15 aastat on sinu plaan kindlalt veel siia jääda, on ju? Ma arvaks küll jaa, et ma räägin, kui me saame siia normaalse viisa selles suhtes, me saame siia tulevikus kunagi äkki maja osta ja siukseid asju teha, siis aus olles, ega ma ei näegi tegelikult ju põhjust siit nii-öelda ära minemiseks. Et mis mind seal nii-öelda kodus ikka ootab, et noh, ma ei tea, ma ei ole kunagi olnud mingi talveinimene, et lumi ei ole mind väga kõnetanud, nii et mul nagu ei olegi seal midagi sellist. Et praegu ongi, noh, muidugi sugulased, pere, mul on korter seal, mille ma arvatavasti siis nagu maha müün, kui tuleb aeg, et ma ostan siia endale kinnisvara. Lihtsalt, et juba seda sissemaksu raha saada. Aga ei olegi nagu midagi sellist, mis nii-öelda tagasi kutsub. Oota, kas sa mainisid, et kui sa Austraaliasse jääd, et siis sa Eestis müüd korteri ära, et ma ei teadnudki, et sul Eestis korter on, mis? Mul on Soomes korter. Soomes, jaa. Ja ma olin 19, kui ma otsustasin, et ma tahan vanemate juurest välja kolida, et nüüd on aeg, et ma olen piisavalt vana, siis ma vaatasin üüriturul hindasi, ma sain aru, et mul ei ole raha, et välja kolida. Ja kuna ma elasin vanematega, ennem seda käisin tööl, siis mul oli lihtsalt kõrvale pandud nii palju raha, et ma mõtlesin, et okei, et odavam on siis reaalselt osta endal korter. Ja siis ma jällegi, ma räägin, see käis nii lihtsalt nagu selles mõttes, ma käisin ühte korterit vaatamas, ma nägin seda korterit, ma nägin seda korteri põrandat, see oli nii ilus ja ma olin nagu, et see on minu kodu. Tegin pakkumise, esimene pakkumine ei läinud läbi, kuna see oli, ma tegin väga madala pakkumise selle korterile. Ja siis ma olin nagu, et okei, noh, ma natuke panen juurde siis ja teine pakkumine läks läbi. Oligi kõik ja ma arvan, ma olin 6 aega korteriomanik 19 aastalt. Nagu läbi kodulaenu siis, et sa olid ikkagi nii palju säästnud siis, et sa said sissemaksu nagu... Ja ma tegin nagu sissemaksu sinna ja siis noh, võtsin loomulikult laenu ka selles suhtes. Aga juba see, et nagu 19 aastasele antakse nagu ikkagi noh, üle 100 000 nagu laenu vaata. Et selles mõttes, et jah. Üliäge, nii äge. Ja sul on nüüd see nagu siis, sul on pikaajaline üürnik sees või? Ja see korter nüüd ongi siis mul 6 aastat olnud, ehk siis 19 aastat on vaja veel laenu maksta, aga ja mul on üürnik seal sees ja selles suhtes, kui me kunagi nüüd tuleb siuke hetk, et me saame nii-öelda maja osta, et mul on vaja lihtsalt seda suuremat sissemaksu raha, siis ma lihtsalt nagu panen oma korteri müüki, et hetkel võib-olla tõesti ei ole üleüldse need Eesti-Soome müügiturud ei ole nagu kõige nagu paremad, et lihtsalt jah, et kunagi kui on õige hetk, siis loodetavasti saab selle nagu maha müüa ikkagi mingisuguse kasumiga, et saab siis kuhugi mujal investeerida. Ja üüritulu, kas sa jätad siis Soome ja investeerid või tood selle endale siia? Üüritulu mul on põhimõtteliselt praegu, et lihtsalt ta maksabki selle korteri, kommunaalid ja kõik asjad niimoodi kinni, et sealt nagu tulu ei ole selles suhtes. Aga ikkagi üliäge. Sellepärast, et noh, kõik need Euriborid on tõusnud nii palju, et lihtsalt see intress, mida ma maksan juurde, mis ma ennem kunagi maksin, see on lihtsalt nii jõhker, et jah. Aga noh, samas ma mõtlen seda, et keegi ikkagi maksab sinu pangalaenu. Ja, just. Ja. Sama, mida tegelikult meie teeme ju siin Austraalias, kellegi teise maja maksame kinni. Ja mitte vähe, eks ju. Üliäge, nii tegus naine, nii äge. Aga kuidagi ma tundsin ka, et sellel ajal jällegi see tuli nii lihtsalt, see oli kuidagi nagu nii loogiline, et juba see välja kolimine, mul ei olnud kunagi seda, et ma pean välja kolima, et nagu meil on nagu vanematel suur maja, mul on oma tuba, 2 korrust ja niimoodi, et me mahtusime sinna kõik ilusti ära, aga mul oli vist see, et nagu ma olen 19, et ma ei saa ju see nagu jääda, et mis mõttes vaata, et mul oli endal kuidagi siuke peas ja nüüd, kui ma mõtlen tagant järgi, siis see oligi nagu tegelikult kõige õigem otsus nagu reaalselt investeerida ja ostagi endale see korter, sest nagu selle hetkel ma ei mõelnud sellele, et mul on seda võib-olla tulevikus vaja, aga nüüd ma mõtlen, et reaalselt, et kuidas ma nagu selles vanuses olin nii tubli, nüüd lihtsalt nagu 0 arengut vaata, et nagu 19 aastat ma tegin siukseid asju ja nüüd ma nagu teen lihtsalt nii-öelda vähem vaata, aga samas
jaa, nagu see on tõesti kuidagi, kui ma mõtlen selle peale, siis nagu et nagu lihtsalt siukses vanuses teha siukseid asju, et nagu mul ei ole väga palju tuttavaid, kes on selliseid otsuseid teinud. Jaa, et ja üldse nagu positiivse laenu võtta endale vaata, et kui mina nagu et nüüd võib-olla viimastel aastatel see rahatarkus on Eestis läinud nagu populaarsemaks teemaks on ju, aga nagu siiamaani podcasti kaudu räägin inimestele nagu kogumishoiustest ja nagu, et või ongi vaata see Eesti tavaline mentaliteet võib-olla vaata, et nagu ma nagu elan ikka vanematega või üürikas, aga et ma võtan endale mingi auto liisingu mingi kõige kallimale autole ja ever mingi vaata on ju, et nagu ikkagi tegelikult pigem nagu see teadlikkus on vähene vaata. Või siis näiteks minu puhul, mida ma enda podcast episoodis jagasin, oli see, kuna alati oli puudus, siis kui ma lõpuks Aussi tulin, siis ma sain esimest korda endale asju lubada vaata, ja siis tekkis see nagu vastupidine switch vaata, millest nüüd ma üritan lahti saada, nagu see elustiil hakkas nagu elust nagu, et see palk tõusab, siis sa arvad, et ma hakkan nii palju nagu raha säästma vaata, aga nagu see lavishing lifestyle tuli sinna peale, eks ju. Et see on nagu alati ka, mida ma nagu inimestele räägin vaata, et nagu sa ütlesid vaata, et nagu et erinevalt, mis eesmärgiga sa tuled siia, et tegelikult see küsimus on võib-olla üli nagu tähtis küsimus, mida küsida endalt või jõuda nagu selgusele on ja, et kui sa tuled siia raha koguma, siis sa ei saa enda elustiili nagu selle Austraalia eluga nagu siia jõuda nagu sama kohale vaata. Loomulikult. Et üliäge, ma nii loodan, et te saate nagu enda selle majaga, see on meie enda isiklik unistus ka täiega. Nagu, no ma räägin, kes meist ei tahaks nagu midagi. Kes meist ei tahaks, jah. Aga jah, ma ei tea, lihtsalt ongi see, et kui see maja tuleb kunagi mingi paari aasta pärast, siis see turuhind siin, see on ju nii jube tegelikult, et lihtsalt iga aastaga, et isegi minu salongi omanik, mis ta rääkis, et ostis enda maja 3 aastat tagasi 400 000 ja nüüd nad tegid hindamise, et panna müüki, nüüd on see 800 000 nagu topelt ja nad ei ole teinud seda remonti ega mitte midagi lihtsalt sellepärast, et see on nii heas kohas, nendel on mitte nüüd nagu suur aed, tegelikult ikkagi on suht väike aed, aga lihtsalt see on nii haige, aga jah, kõik, kes mõtlevad ja on võimalust siia või üleüldse kuhugi investeerida nii-öelda kinnisvarasse, siis ei ole kunagi nii-öelda halb idee, et nagu võib-olla sul lähebki seda vaja, ma ei tea, 6-8 aastat hiljem mõtledki, et kuule, et päris hea, et mul ei olegi võtta võib-olla seda sissemaksuraha Austraalias, et see sissemaksuraha ju, ma isegi ei tea, palju see on, aga ütleme siuke mingi 50 000 kuni 100 000 kindlalt vaata. Miinimum. No just, et nagu, et kuskilt on ju see raha ka vaja võtta, et kui sa seda jäädki nii-öelda koguma, siis tegelikult sa jäädki koguma seda. Maha, jah. Just, et nagu sa kogudki seda nii kaua, aga see kogu aeg ju tõuseb, vaata, et kui sa oledki, sul ongi võimalus noorena teha siukseid otsuseid, et sa kuhugi investeeridki pigem siis rohkem kinnisvarasse, mis sa tead, et pigem tõuseb, muidugi oleneb riigist ka, aga ongi see, et sul läheb seda kunagi kindlalt vaja, seda raha, nii et selles mõttes, et meil ei ole jah, võib-olla tõesti kellegi niimoodi 100 000 võtta, et lihtsalt sissemaksuks, aga seda on kunagi vaja. Nii et sellepärast me selle kinnisvaraga Austraalias võib-olla ei saa nii otseselt kiirustada ka, sest lihtsalt ei ole õiget viisat ja nii-öelda vahendeid ka seal heaks veel. Kas sa tunned veel, et on midagi, mida me täna ei puudutanud, aga sa sooviksid, ma ei tea, kas südamele panna või nõu anda või lihtsalt midagi rääkida, promoda enda salongi või? No selles suhtes, et salong, ma ei tea, sa võid sinna alla panna mu Instagrami kindlalt paneme, jah. Kui, ma ei tea, see kindlasti on veel nagu Perdis või üldse Austraalias mingisugused nii-öelda Eesti juuksureid, aga selles suhtes mina olen Perdis olemas, kui keegi tahab tulla, kirjutage mulle või meil on online booking ka olemas. Ma ei teagi nagu, selles suhtes on kindlalt, ma ütleks niimoodi, et kui sa nagu üleüldse juba mõtlesid selle peale, et sa tahad Austraaliasse tulla, siis see on kindlal hea juba, et see nagu, kui sul juba see mõte on olnud, siis sellega, et sa tuled, tegelikult sa ei kaota mitte midagi.
isegi kui sa oled siin, ma ei tea, selle aasta, sa kasvad inimesena nii palju, sa õpid nagu nii palju uusi asju. Mu sõbranna, kes tuli reaalselt 3 kuud tagasi, ütleme niimoodi, et ta ei söönud sibulat ega ma ei tea mis asju ja 3 kuuga ta hakkas nagu tegema siukseid asju, mida ta ei oleks elu sees, ma arvan, isegi 2-3 aastaga nagu Eestis teinud, lihtsalt sellepärast, et tal ei olnud seda mugavustsooni enam. Aga nagu ongi see, et tegelikult alguses sa ise ei märki seda, et sa oled astunud sealt mugavustsoonist välja, et sa pead neid asju tegema ja lõpuks, kui sa mõtled nagu tagantjärgi, siis on nagu, et okei. Et nagu isiklikult see, mida mina teen, näiteks olen juba aastaid teinud, on siuke asi, et kui aastavahetus tuleb, siis ma kirjutan endale alati märkmed ülesse, et mis ma mõtlen, mis nii-öelda minu järgnev aasta toob mulle. Ma ei ole see inimene, kes nagu kirjutab, ma ei tea, mis iganes, mis seal aastavahetusel muidu soovitakse või asju. Mul on rohkem see, et ma mõtlen, mis mu aasta nii-öelda toob mulle, et ma ei tea, et reisin sinna, kogun nii palju raha või käin seal, ostan selle. Siuksed lihtsalt mingid asjad, mis sa arvad, et ma kindlalt saavutan ja ma tahan neid saavutada. Ja siis aasta peale mul on siuke asi, kus ma kirjutan siis muidu on nagu ootused, siis ma kirjutan reaalsused või reaalsus. Ja siis ma kirjutangi sinna kas märksõnu või asju, mis on nagu siuksed suuremad asjad, mis on nagu tegelikult aasta peale sinuga juhtunud, mis tegelikult võivad meelest minna väga lihtsalt. Aga ongi, ma ei tea, kas see siis on mingisugune asi, mida sa tahtsid neil pikalt osta, aga ei ole nagu ostnud, aga nüüd said, siis kirjutad ülesse. Ja siis aasta lõpus sa tegelikult vaatad, et okei, mis ma mõtlesin, et see minu aasta mulle nii-öelda tõi või kuhu ma jõuan oma aastaga. Ja siis sa vaatad, mis see actually sulle tõi. Sest seda on nagu, ma olen teinud seda viimased 7 aastat ja lihtsalt kõik need, kuidas iga aastaga ma kuidagi nagu eeldan, et jah, okei, ma olen siin, ma teen seda, ma ei tea, otseselt nüüd nii-öelda, et ma ei pürgi kuhugi, et nagu siuke tavaline elu on. Aga siis, et see aasta läheb nii ruttu, aga tegelikult sa jõuad selle aastaga nii palju asju teha, kui sa ise nagu tahad. Aga kui sa panedki need endale kirja, siis nagu tegelikult nagu tagantjärgi vaadata, sa oled tegelikult arenenud väga palju, sa oled saavutanud väga palju asju, mida sa isegi ei arvanud, et sa saavutad. Aga see ongi, ma ei ole nagu mingi märkmiku pidaja, aga lihtsalt mul on notesides siuke asi kirjas olnud juba nii mitu aastat ja seda on lihtsalt nii tore vaadata, et sa saadki aru, et ma poleks elu sees uskunud, et ma kuhugi siia kunagi jõuan. Aga isegi see aasta, kui me Austraaliasse tulime, seal ei olnud aasta alguses kirjas, et kolin Austraaliasse. Ja siis see oli nii imelik kirjutada sinna nii-öelda nagu novembris, et kolin Austraaliasse. Ja siis ma mõtlesin nagu, et see ei ole kunagi isegi olnud nagu seal listis, et ma koliksin Austraaliasse. Aga siuksed asjad lihtsalt, et nagu seda on lihtsalt nii nagu tore vaadata, et nagu et sa ei arvanud sellest aastast mitte midagi, aga see tegelikult tõi sulle nii palju, ma ei tea, arenemiskohtasid. On ja Austraalia tõesti avab uksi ja nagu sa enne ütlesid, vaata töökohtade ja asjadega vaata, et sa teed siin asju, mida sa justkui Eesti mõistes oled alati nagu ego pärast võib-olla maha pannud, aga sa ei tea tegelikult kunagi nagu minul on nagu nii ägeda kogemused olnud ja ongi see inimesena, kuidas sa kasvad ja see kõik, et see on nii äge nagu. Jaa, loomulikult, et ega see, et sa ma ei tea, teedki farmi või kohvikutöö, tegelikult ei ole ju midagi nagu nii-öelda halba, see kohvikutöö on niikuinii 100% erinev, kui ta on Eestis, vaata. Et ma mingi aeg tegin ka, eelmine aasta ma tegin poole kohaga lihtsalt mõned hommikud tegin ka ühes kohvikus, lihtsalt siis mu sõbrana töötas seal ja ma mõtlesin, et okei, tore oleks koos aega veeta, aga juba see oli täiesti nagu, mina isiklikult ei ole kuskil niimoodi kohvikus töötanud, aga see oligi nagu nii tore kogemus ja jällegi uued inimesed, kellega ma tutvusin, uus kogemus, kõik see, töötasin mingi aeg ka baaris, ma töötasin seal 2 kuud ainult, seepärast ma sain aru, et okei, see ei ole kindlalt minule, et ma ei tea, sellised täisinimesed ja kui sa pead ise kaine olema nende kõrval, et see ei ole kindlasti mulle. Aga jällegi uus kogemus. Ma sain aru, et see ei ole mulle ja nii ongi. Aga ongi see kättevõtmise proovimise asi, mulle nii meeldib, et sinus nagu, et sinust ongi seda vaata, et nagu läbi su terve loo ongi ainult see, et nagu ma ei tea, ma vaatan ja ma proovin ja ma lähen ja ma teen ära vaata, et nagu, et ei jää nagu asjad nagu selle kaudu, et ma ei tea, siis ma ei proovi ka vaata, vaid sul ongi nagu see, et ma ei tea, ma lihtsalt lähen teen vaata. Mul on kuidagi alati olnud see, et mis on see kõige hullem asi, mis nagu sinuga juhtuda saab. Vaata, kui sa olid nagu ikkagi nagu noor ja väike, siis oli alati see, et et helistatakse emale, räägitakse ära, vaata, et siis on nagu piinlik, on ju. Aga nüüd on nagu see, et
annad niikuinii isa mu ema kätte, et nagu meil ajavahe, et nagu mis sa siis ikka helistad. Et nagu, kui sa mõtled, et mis ongi see kõige hullem asi, mis sinuga tegelikult juhtuda võib, ongi see, et nad ütlevad sulle ei. Kui sa näiteks kuhugi töökohale kandideerid või ma ei tea, mida iganes. Aga tegelikult ongi see, et kui sa nagu mõtledki sellele, et see, mis on kõige hullem, mis juhtuda võib, tegelikult ei ole isegi nii hull, sest miks sa juba ei proovi. Sest kui sa oled juba nagu, mitte nagu mõtled sellele, et nagu kindlalt öeldakse ei, aga kui sa oled arvestanud sellega, et võib-olla ongi ei, siis su kukkumine on tegelikult nagu nii palju väiksem, vaata, et sa ei ole nagu mõelnud ennast, et okei, et ma olen nüüd, ma ei tea, järgmine Eesti president, vaata. Aga et sa mõtledki, et noh, ma ei tea, et võib-olla kuhugi kunagi tahaks jõuda. Kui jõuad, siis on väga hea, aga mis see kõik halvem on, mis suga juhtuda või sa ei saa. Nii ongi. Väga blunt ja mulle meeldib nagu väga äge, nii äge, et sa tulid jagama oma luguga. Üli äge on näha, kuidas te mõlemad koos mehega olete saanud oma jalga siia maha tuua ja olete arenenud ja et hoiate Eesti lipp üleval ja viitsite meile kell 3 öösel kartulisaadet lõigata. No arvatavasti ka see aasta kindlalt ja ma loodan, et tuleb selles suhtes veel rohkem inimesi, kuna jällegi see on 2 päeva. Ja ma arvan, et see üleüldse kõik need ettevõtmised, mis me nii-öelda selle seltskonnaga teeme, seal ei ole kunagi midagi nii-öelda halba tulnud, et kui kõik on nagu teevad oma asja ja kõigile meeldib, siis mis sealt halba tulla saab ikka. Täpselt. Mis on miinusprojekt on allem, aga no jah, selles, aga samas, kui sa mõtled niimoodi, siis kogemusel ikkagi saab mingil määral. Ja seda sa ei saa mõõta, eks. Jah. Aga aitäh ja aitäh, et te kuulasite, kes on siia lõppu jõudnud ja ma panen kindlasti Kätlini Instagrami siia alla, kus te saate tema juurde bookida ennast ja aitäh teile. Aitäh. Thank you for watching another episode of Just Call Me Bridget podcast. If you like this episode, please give it a thumbs up and subscribe to the channel so you won't miss upcoming episodes. And also, if you would like to see more of the podcast and more from our guests, subscribe to our Patreon channel as well. I have so much information in there already. You'll also be able to do an Australian consultation with me. And there's heaps of other different options, and you can also support this channel. If you do have any questions or you have maybe other guests that you're thinking that you would love to have on this podcast, let me know in the comments down below. Thank you again for watching, and I'll see you in another episode.